Nii, tere hommikust kõigile, et rõõm on näha, et inimesed kogunevad, et kuna me kasutame siin täna uut platvormi, siis on väga karm platvorm, et ega ta enne ei lubanud kedagi sisse lasta, kui kell on täpselt 9, nii et ma annan nüüd mõned minutid aega, et inimesed saaksid koguneda ja siis me juba alustame, nii et kes veel tunneb, et tahaks kiirelt ühe kohvi veel võtta või vett või teed või teha paar liigutust, siis teil on veel see võimalus, et ma arvan, et me alustamegi kuskil äkki 9:05 või niimoodi. Nii et kohtume varsti. Nii, veel kord siis tere hommikust, kes on jõudnud meiega nüüd liituda, et ma arvan, et on aeg alustada, et olla ka teie aja suhtes, austada ka teie aega. Kes tuleb, see tuleb ja kes ei jõua, see ei jõua. Et võib-olla teadmiseks, et me tegelikult salvestame ka seda, nii et teile endale peaks jääma siis see salvestus ka maha ja me püüame ka ise saata salvestuse kõikidele osalejatele. Samamoodi me saadame ka materjalid teile, ja loomulikult siis alati ka pidage meeles, et kui teil on mingisuguseid täpsustavaid küsimusi, siis mulle võib alati kirjutada ja helistada. Aga natukene siis tänasest siis webinarist, et ühesõnaga me räägime täna, kuidas siis efektiivselt töötervishoidu ja tööohutust korraldada. Mul on ette valmistatud selleks üks presentatsioon, räägime natuke üleüldiselt sellest korraldamisest, siis nii-öelda, kui me selle teooria poolega ühele poole saame, siis ma näitan natukene ka, kuidas meie VITS töötab ja kuidas VITS sellega aidata saab. Ja siis lõpuks ongi üritus läbi nii-öelda.
Aga mida ma tahan kindlasti võib-olla lisada ja rõhutada, et kuna siin on hästi erinevad inimesed hästi erinevatest ettevõtetest, siis kindlasti, kui teil on, mina katsun anda sellist üldist pilti, aga hästi palju tegelikult see korraldus sõltub ka sellest, kui suur on ettevõte, või milline on tegevusala ja nii edasi. Nii et te võite ka julgelt küsida, kui teile tundub, et midagi kas tundub teie ettevõtte jaoks nagu, et see ei toimiks, et kuidas siis lahendada, et selleks me siin oleme. Ja ma olen varunud siis 2 tundi selle webinari jaoks. Teooria poolelt, kui ma seda presentatsiooni kokku panin, siis ma tundsin tegelikult, et sellest jääks väheks või jääb väheks, et päris põhjalikult sellest rääkida. Aga samas on see hea alus, et kui on näha, et see läheb inimestele korda, on see heaks aluseks, et ehitada midagi suuremat. Ja loomulikult jah, et ühesõnaga ma väga nagu julgustan teid küsimusi küsima, et ma üritan neile siis ka siin jooksvalt vastata, et ma tahaks, et te saaksite nii-öelda parima kogemuse sellest koolitusest. Võib-olla, mida ma siin nii väga palju ei puuduta, on väga selline regulatsioonide spetsiifilise, regulatsioon puudutavad võib-olla punktid, et ma väga täpselt ei räägi sellest, et ma ei tea, kui tihti tuleb tervisekontrolle teha ja nii edasi. Küll aga, kui mõnel on selle kohta küsimusi, te võite julgelt küsida, kui midagi vajab lihtsalt väga pikka seletamist ja vastust, siis aja kokkuhoiu mõttes ma nii-öelda palun teil minuga eraldi ühendust võtta, et siis saame sellest nagu rääkida. Nii, aga siis sissejuhatus tehtud ja ma arvan, et liigumegi siis teema juurde. Ja ma lisan siia ka oma presentatsiooni, et ühesõnaga loodan, et kõik on ilusti näha ja kuulda, ja liigumegi siis sisu juurde. Ja võib-olla alustamegi siis kõigepealt iseenda tutvustamisest, et võib-olla kõik pole minuga sellisel kujul, ma näen küll väga palju tuttavaid nimesid, aga ei ole kõik minuga kokku puutunud. Et minu nimi on siis Jaanika Illistratov. Täna mina olen siis sellise platvormi nagu VITS asutaja tegevjuht. Võib-olla taustaks öeldes siis VITS ei ole mõeldud kui karistusvahend. VITS tuleneb sõnadest virtuaalne töökeskkonna spetsialist ja see on siis üks platvorm, mis aitab siis ettevõtetel töötervishoidu ja tööohutust efektiivsemalt korraldada. Aga siis töötervise tööohutusega üldiselt olen siis tegelenud nüüd juba üle 10 aasta ja ma tegelikult alustasin sellisest ettevõttest nagu Riskianalüüs OÜ, et paljud võib-olla teavad seda ettevõtet. Tänaseks on ta Protect Eesti OÜ, toimetab selles mõttes samal kujul edasi, küll teise nime all, aga et enamuse oma siis kogemustest ma tegelikult sain seal just tänu sellele, et mul oli võimalus kokku puutuda väga paljude erinevate ettevõtetega, erinevas suuruses ettevõtetega, erinevate riskidega ja tegelikult see andis päris hea pildi, mis meil võib-olla selles töötervise tööotuse korralduses valesti on, mida võiks palju paremini teha. Ja sealt alates tegelikult hakkasin ka koolitama ettevõtteid ja teinud nii-öelda avalikke 24 tunni koolitusi. Hetkel on mul omandamisel magistrikraad, et kirjutan oma lõputööd, et ehk jaanuaris lõpetada ja ka seal ma tegelikult puudutan töötervishoiu teemat. Nimelt mina siis uurin meie töötervishoiuarstide meelsust siis selliste aktiivsusmonitoride nii-öelda rakendamisel tervisekontrollides. Ehk siis, et kas aktiivsusmonitorid võiksid aidata tervisekontrolle kuidagi põhjalikumaks teha, anda vajalikku informatsiooni selleks, et töötaja nii-öelda terviseseisundit hinnata. Et kui siin kuulajates ka mõni töötervishoiuarst on, siis kindlasti andke märku, sest mul on vaja üks hetk uuring läbi viia sellel teemal. Ja milles mina kogu aeg nagu seisnud olen, ongi see, et minu jaoks töötervishoid ja tööohutus ei ole nii-öelda need dokumendid, mida me seaduse järgi peame tegema, vaid töötervishoid, tööohutus on tegelikult need tegevused, viibimine tegelikus töökeskkonnas, suhtlemine töötajatega, püüda kogu aeg midagi parendada. Et see on töötervishoid ja tööohutus, et selles mõttes ma olengi alati seisnud sellest ja miks see VITS sai ka loodud, ongi vähendada seda bürokraatiat või vähemalt korraldada see bürokraatia efektiivsemalt, et siis oleks aega rohkem sisulist tööd teha. Kui ma selle presentatsiooni jaoks üritasin leida ka numbreid,
kuidas, et kas on meil üldse mõõdetud, kui palju tööd läheb siis sellisele nii-öelda siis bürokraatilisele või administratiivsele tööle ja kui palju läheb tegelikule ennetustööle, siis tegelikult ega sellist uuringut ma niimoodi ei leidnud. Ma küll ei jõudnud väga põhjalikuks minna sellega, võib-olla kuskil on. Jällegi, kui keegi on näinud midagi, kuulnud midagi, siis kindlasti võite mulle sellest teada anda, aga et minu vaadates enda tööd, kui mina olin töökeskkonna spetsialist, vaadates oma kolleegide tööd, siis ikka seda paberi teemat on ikka päris palju. Noh, paber, digitaalne paber, päris paber, et selles mõttes pole oluline, aga et seda on ikka päris palju. Nii, kui me nüüd vaikselt liigumegi siis edasi, et mina olen kogu aeg arvanud, et töökeskkonna spetsialist on üks päris vinge amet tegelikult ja miks ta vinge on sellepärast, et töökeskkonna spetsialistina sul peab olema väga palju erinevaid oskusi ja sa pead suutma nende oskuste vahel siis laveerida, sa pead teadma, mida mingil hetkel sisse lülitada, et sa pead olema hea inimestega suhtleja, sa pead olema hea planeerija, sa pead olema hoolas et nii-öelda seadusenõuded oleksid täidetud, et paberid oleksid korras nii-öelda. Sa pead olema mõnes mõttes selline nagu insener-mehaanik, et aru saada, kuidas tehniliselt asjad töötavad. Sa pead olema psühholoog, et osata inimestele läheneda, nendelt saada vajalikku sisendit. Sa pead olema tegelikult ka meditsiinialaste teadmistega, et aru saada, kuidas mingisugused riskid töötaja tervist võivad mõjutada. Ja loomulikult tööohutusalaselt sa pead olema teadlik, kuidas siis töökeskkonnas ennetustööd teha, et jällegi, et kuidas riskid mõjuvad, kuidas riske vähendada. Et ühesõnaga, et töökeskkonna spetsialisti amet on tegelikult nii suur ja nii lai ja tegelikult võib olla nii põnev, et hästi palju oleneb ka sellest, kuidas see töökeskkonna spetsialist enda jaoks seda tööd siis nii-öelda mõtestab ja siis seda tööd siis läbi viib. Aga kahjuks ongi see, et kui me vaatame seda töökeskkonna spetsialisti tööd, siis selle asemel, et viibida tegelikus töökeskkonnas, tegeleda ennetusega, märgata kõrvalekaldeid, ta tihti istub rohkem kontoris arvuti taga ja täidab Exceleid, täidab pabereid, ajab inimesi taga, et allkirju saada. Et see on vajalik, et kindlasti see on vajalik, aga ma ütleks, et see ei tohiks võtta töökeskkonna spetsialisti peamise tööaja nii-öelda. Ja mis ongi siis töökeskkonna spetsialisti eesmärk ongi siis hoida tegelikult töökeskkond ohutuna ja aidata töötajad tervelt koju. Et kunagi ma rohkem rääkisin sellest, et väldime tööõnnetusi ja tööst põhjustatud haigusi, aga et tegelikult, kui me mõtleme nii-öelda suuremalt, laiemalt, siis meie eesmärk on tagada või aidata töötajad tervelt koju oma pere juurde. Et alati ei pea olema tööõnnetus, mõnikord ongi mingi väiksem, kas või lihtsalt sa oled stressis, sa oled, et sellised emotsioonid voolavad üle, sest et tööd on segased, juhised keerulised, et seda vaimset aspekti on ka nii palju juurde tulnud, et me aitame töötajad, üritame oma seda tööd korraldada selliselt, et me aitame nad nagu tervelt koju ära. Ja minu arust töökeskkonna spetsialist peaks alati keskenduma rohkem uue väärtuse loomisele kui lihtsalt siis lihtsate ja korduvate töötervise tööohutuse protsesside täitmisele. Et mulle väga meeldib, kuidas minu kolleeg on alati vaadanud seda töökeskkonna spetsialisti ametit, et kui tema oli töökeskkonna spetsialist, siis tema ülesanne oli teha kõik selleks, et teda enam vaja ei oleks. Ehk siis korraldada töö selliselt, et kõik teaksid, mida teeksid või mida tegema peab, et asjad oleksid lahendatud ilma, et tema peaks nii-öelda käed külge panema. Ja see on õige ja ma pärast räägin ka, miks see on õige, et me küll ei taha kedagi siin töötuks jätta, aga töökeskkonna spetsialisti töö iseenesest on nii palju suurem kui lihtsalt näiteks juhendamistele kinnitusi võtta või allkirju võtta või isikukaitsevahendeid välja anda, sellele vaadata, et allkiri ka all oleks, on ju. Nii, aga siis liigume edasi, et ongi, et mis on siis töötervise ja tööohutuse eesmärk, ongi aidata töötajad siis tervelt koju. Kuidas me seda teha saame, on tegelikult läbi ennetuse ehk ennetus on see, alati me ju räägime, et see on igas valdkonnas nii, et ennetus on tegelikult odavam kui tagajärgedega tegelemine. Ja siin täpselt samamoodi, et me peame keskenduma rohkem ennetavatele tegevustele kui tagajärgede likvideerimisele. Ja kui me räägime ka siin töötervise ja tööohutuse poolest, et ühelt poolt me räägime
räägime muidugi inimeludest, on ju, me räägime sellest inimeste tervisest, aga samal ajal me tegelikult räägime ka sellest, et masinad oleksid töökorras, et tööprotsessid jookseksid. Et see on see koht, kus tegelikult ettevõte teenib ka raha, et ettevõtte enda huvi peaks see ennetus peaks olema siis investeerida pidevalt sellesse ennetusse, sest see ei ole ainult nii-öelda inimeste hoidmine, vaid see on ka tegelikult nende enda nii-öelda siis ütleme materiaalse väärtuse hoidmine. Loomulikult mitte miski ei toimu ilma töötajateta, aga siiski nagu nii-öelda tööandja, kellele pole see töötervise tööohutus päris hästi kohale jõudnud, siis see on üks argument alati ka, mida kasutada. Ja nagu ma rääkisingi, siis tegelikult ongi see, et ma ei tea, kui palju te ise olete sellele mõelnud, et kui palju teie ajast läheb tegelikult ennetusele ja kui palju läheb sellisele, et ma nüüd ütlen natuke karmilt, aga see tegelikult ei tohiks nii karmilt kõlada nagu mõttetule bürokraatiale. Et kui te mõtestate oma päevad või nii-öelda jah, lasete oma päevad nii-öelda peast läbi, et kui palju sellest te olete loonud nii-öelda uut väärtust, aidanud reaalselt töökeskkonda paremaks teha, aidanud mingeid ohtlikke olukordi ära hoida ja kui palju te tegelikult olete siis tegelenud sellise nii-öelda paberimajanduse või Excelite täitmistega ja nii edasi. Ja no ma olengi siin välja toonud ka mõned sellised punktid, et mul olid siin tegelikult ühed väiksed punktikesed ka ees, aga need tundub, et siin selle süsteemiga kadusid ära, aga igal juhul et olengi jaganud siis tegevused nii-öelda sellesse bürokraatia valdkonda ja mis on siis nii-öelda need ennetavad siis tegevused ja loomulikult neid liste võib selles mõttes ka täiendada, aga mis on kindlasti oluline, mida ma loodan, et siit keegi välja nagu ei loe, et bürokraatia ei ole oluline. See bürokraatiline pool on kindlasti oluline, aga seal on nii palju tegevusi, mis on tegelikult sellised, mida üks töökeskkonna spetsialist ei peaks tegelikult tegema või ei peaks enamuse oma ajast kulutama. Et eesmärk ikkagi rohkem on tegeleda selle ennetuse poolega ehk siis riskide märkamine, vähendamine või ühesõnaga nende riskide mõju vähendamine või siis üldse elimineerimine, ohuolukordade märkamine, raporteerimine, aktiivne pidev kommunikatsioon töötajatega, et olla seal töökeskkonnas, märgata, mis toimub ja püüda anda kogu aeg sisendit. Ja võib-olla, mida ma veel ka mõnikord tunnetan, on see, et ega meil ei ole võimalust töökeskkonna spetsialistidena ennast väga palju arendada nii-öelda kohalikul koolitusturul, et meil ei ole väga palju sellist võib-olla tehnilisi koolitusi, et kus me võiksimegi saada natuke rohkem tehnilisi teadmisi, kuidas mingisuguseid võib-olla aidata masinaid ohutumaks muuta. Aga muidugi siin on koostöö osakonna juhtidega ja nii edasi, aga igal juhul, et need on rohkem sellised ennetavad tegevused. Aga jah, igasugused korduvad administratiivsed tegevused, näiteks nagu juhendamiste korraldamised, isikukaitsevahendite väljastamised, tervisekontrolli korraldamised, väga vajalikud asjad, aga need selles mõttes nii palju seda lisandväärtust tegelikult ei anna. Ja hästi oluline küsimus ongi, et meil töökeskkonnas tihti on see, et me tegeleme rohkem nagu tulekahjude kustutamise kui ennetusega. Ja eks see tegelikult on ju paljudes ametites ju niimoodi, et kuidas ja paljudes ka ettevõtetes on see küsimus alati, et kuidas me liigume kuidas öelda siis jah, tulekahjudelt ennetusele, aga ma arvan, et töötervise tööohutuses on eriti oluline, et me saaksime nii-öelda nendel tulekahjusid hakata rohkem ennetama ja neid nii-öelda vähendama. Ja kuidas seda siis teha, et nii-öelda siin on asjad, mida ma olen lihtsalt enda peas, enda kogemustest kirja pannud, neid võib kindlasti olla väga palju rohkem. Aga et minu jaoks kindlasti üks hästi oluline nii-öelda aspekt ongi, et rutiinsed ja korduvad protsessid tuleb automatiseerida või digitaliseerida, mis kunagi, kui ütleme siis mingit platvormi ei olnud, kuidas neid asju sai lahendatud, oligi see, et sul olid näiteks juhendamistes ja isikukaitsevahendites, sul olid nii-öelda põhjad olid olemas ja siis sa lihtsalt panid sinna näiteks töötajate andmed. Aga et mina ütleks, et ka sellist asja ei peaks tegelikult olema, et kõik need asjad on võimalik tegelikult täna ära automatiseerida ja digitaliseerida.
Siis teine asi on see, et kui kunagi olid ikka mingisugused kaustad, mis ikka kogu aeg ära kadusid ja keegi ei teadnud, kus nad on. Ja tihti oma nii-öelda ajaloos ma ka läksin ettevõttesse, mis oli juba toimetanud üle 10 aasta, siis küsin, et kas teil midagi on juba tehtud, siis kuskil oli, need on juba kadunud või kellel olid veeuputused ja asjad, on ju, et me hakkasime põhimõtteliselt nullist kõike tegema. Aga see on jube ohtlik, sest et kui sa pead üks hetk hakkama nii-öelda tõestama midagi, see on väga raske, kui sul puudub ajalugu, et seetõttu on väga hea, kui oleks mingisugune üks tsentraalne keskkond, kas see on mingi intranet, on see mingisugune muu töökorralduslik platvorm, kuhu tegelikult vajalikud inimesed alati pääsevad ligi ja kuhu siis kõik dokumendid on koondatud, et just vältida seda, et ajalugu mingil hetkel kogemata ära kaob, on ju. Siis kindlasti pidev monitoorimine, analüüsimine, mis töökeskkonnas toimub, aitab siis ennetada erinevaid ohtlikke olukordi, et kui me ikkagi nii-öelda märkame, mis töökeskkonnas toimub, me hakkame nägema mustreid ja me hakkame selles mõttes nende mustritega tegelema, me hakkame võtma kasutusele meetmeid, et neid nii-öelda, kuidas öelda, mustreid lõhkuda. Ja tegelikult see ongi see, kuidas me teeme selle töökeskkonna paremaks. Siis kindlasti hästi oluline on töötajate juhendamine ja väljaõpe ja sellel juhendamisel ja väljaõppel peab tekkima ka võib-olla muu väärtus kui see, mida me täna tihtipeale teeme, et me anname töötajale paki juhendeid, ütleme, et loe läbi, pane allkirja ja asu tööle. Et mulle tundub, et õnneks ma näen väga palju ettevõtteid, kes juba selles suunas liiguvad, et mida me tegelikult tahame juhendamisega saavutada, on see, et töötajad oskaksid teatud olukordades õigesti käituda ja vastutust võtta, et nad oskaks lahendada mingisuguseid olukordi, et jällegi, et ei oleks see töökeskkonna spetsialist, kes käib ja ma ei tea, märgib üles, et midagi on ohtlikku, avastab, et midagi on ohtlikku või me avastame siis, kui midagi nagu juba hullu on juhtunud. Et me tahame, et töötajad oskaks ise neid olukordi vältida, õigel ajal tähelepanu pöörata ja õigel ajal sellest ka teada anda. Siis järgmine teema, hästi oluline on ka pidev kommunikatsioon juhtkonna, töötajate ja tööohutuse meeskonna vahel. Et töökeskkonna spetsialist selles osas peab olema see tubli initsiaator, kes tegelikult tagab, et juhtkond saab aru, mis toimub, töötajad saavad aru, mis toimub ja ka tööohutuse meeskond saab aru, mis toimub ja me kõik liigume nii-öelda ühes suunas. No eks siin võib pikalt nagu rääkida, et kuidas seda nii-öelda paati ühes suunas liikuma panna, aga ühesõnaga selline kommunikatsiooni juhtimine, kriisides eriti kommunikatsiooni juhtimine on hästi oluline ja kahjuks see on nii, et tegelikult kui me juhtkonda pardale ei saa, et juhtkond ei ole huvitatud, mis töökeskkonnas toimub, juhtkond ei toeta seda ei rahaliselt ega siis ütleme siis kas või sõnaliselt või verbaalselt, siis väga raske on tegelikult head süsteemi üles ehitada, sest hea töötervise tööohutuse süsteem tegelikult kaasab kõiki osapooli ja kõik peavad olema siis tegelikult nii-öelda kaasatud siis, et siis see süsteem nii-öelda toimima saaks. Siis mis veel? Ma ütleme, et see on asi, mida ma olen võib-olla viimastel aastatel rohkem õppinud kasutama, kui ma olin noorem, siis ma seda väga ei osanud teha, on igasuguste aastaplaanide tegemine ja sellega nagu vastavalt toimetamine. Et aastaplaan peaks eelkõige hõlmama tegevusi, mis on seotud just ennetusega. Ehk siis, mis on need ennetavad tegevused, mida me aasta jooksul tahame teha, võib-olla mingid projektid, et me paneksime need kalendrisse omale ja et me nii-öelda siis korralikult teeme seda projekti juhtimist, et need asjad implementeerida ja pärast ka mõõta, et kas sellel oli mingisugune nii-öelda mõju. Ja loomulikult, ega plaan on ikka see, et teed plaane ja nagu öeldakse inglise keeles life happens, on ju, et sa teed plaane ja midagi tuleb vahele, see on okei, aga et vähemalt sa liigud millegi poole, sest kui me oleme kogu aeg selles tule kustutamise rattas, siis me tegelikult ei pane tähele, et aasta on läbi ja me ei ole tegelikult mitte midagi sisulist jõudnud teha või oleme jõudnud midagi väga vähe sisulisi asju teha. Siis aastaplaanist lähtuvalt tegelikult peaks jälgima või ka planeerima igapäevaselt või iganädalaselt. Siin natuke oleneb sellest, et kas te olete täiskohaga töökeskkonna spetsialist või te teete seda oma muu töö kõrvalt.
kui palju teil on aega ja võimalusi tegeleda selle töötervishoiu ohutusega, aga et jälgida, et teie päevad või nädalad, et vähemalt 2/3 oleks rohkem ennetavad tegevused ja 1/3 siis rohkem see võib-olla administratiivne tegevus. Ja muidugi selleks, et kui te näete, et selline 1/3 administratiivsetest tegevustest muutub 2/3 või nagu juba nagu suuremaks, siis tegelikult tulebki hakata delegeerima, et vaadatagi, kes saab appi tulla ja delegeerimisest me ka eraldi täna veel räägime. Ja loomulikult, mis on oluline selleks, et aru saada, kas me liigume oma eesmärkide poole, on igasuguste kokkuvõtete tegemine, nädala, kuu, aasta kokkuvõtete tegemine. Nii, siin on tekkinud ka küsimus, et Tere, kas te slaide ka pärast jagate meiega? Jah, et kõigile, kes on registreerunud, kes siin on, kõigile me saadame slaidid siis järgi. Aitäh selle küsimuse eest. Nii, et ühesõnaga jah, et meie eesmärk siis töökeskkonna spetsialistidena oleks rohkem luua uut väärtust, tegeleda ennetusega ja vähem siis tulekahjudega. Tulekahjusid alati tuleb, see on nagu fakt, aga me peame suutma lihtsalt vähendada neid. Ja ma usun, et väga paljud seda tegelikult mõtlevad, et oma kolleegidega ka rääkida, siis on kogu aeg, jälle see tuli vahele ja jälle siin läks lappama, onju. Ja lähebki ja midagi ei olegi teha, aga et meil on võimalik tegelikult teatud tegevustega anda omale rohkem võimalusi liikuda tulekahjudelt siis nii-öelda ennetusele. Ja võib-olla üks hästi oluline asi ongi aru saada, et töökeskkonna spetsialist ei ole üksi ja töökeskkonna spetsialist üksi ei peaks tegelikult kõike üksi tegema, vaid et tegelikult ta peaks enda ümber looma meeskonna. Ja mingid võib-olla osad meeskonnast on loogilised, aga mingid tegelikult hästi tihti, mida ma organisatsioonides näen, on justkui see, et on töökeskkonna spetsialist, kelle ülesandeks on siis töötervishoid ja tööohutus ja ta on üksi selles. Et see on nagu justkui tema peab siis nagu läbi suruma igas osakonnas, iga töötajaga, et lisaks oma tööle sa pead veel seda ka tegema, et sa pead selle ohutuse eest ka ikka seisma, et sul on niigi palju tööülesanded, aga vot see ohutus ikka tuleb ka nagu läbi suruda. Tegelikult töökeskkonna spetsialist ei peaks seda tegema. Töökeskkonna spetsialist on see, kes loob need võimalused, loob selle teadmise, et kuidas siis seda töötervishoiu ja ohutust siis igas nii-öelda valdkonnas, igas osakonnas, igas protsessis siis tagada ja on inimesed, kes aitavad seda ellu viia. Ja need inimesed võivadki siis olla ühelt poolt töökeskkonna volinikud ja töökeskkonna volinikud on ju tavaliselt need inimesed, kes on nii-öelda tavatöötajad, kes siis tegelikult igapäevaselt näevad, mis töökeskkonnas toimub. Ja seetõttu nemad on täiesti loogiline, et nemad peaksid olema nagu igapäevaselt sellesse töötervishoiu ja ohutuse kaasatud. Teine siis, keda tuleks kaasata, on tegelikult vahetuse vanemad näiteks või on osakonna juhid või on võib-olla liinioperaatorid. Põhimõtteliselt mu mõte on, et nad oleksid sellised võib-olla nii-öelda siis, kui me võtame seda nagu hierarhilist süsteemi, mida muidugi ma siin väga nagu ei taha nagu õhutada, et peab olema, aga et keegi, kes on see ülevaataja, keegi, kes annab siis töötajatele instruktsioone, kes vaatab, et päeva ülesanded oleksid täidetud, et tema peab aru saama, et tema peab aitama ka seda tööohutust nagu allapoole viia. Töökeskkonna spetsialist muidugi peab suhtlema ka töötajatega, nägema, kuidas töötajad toimetavad, aga tema ei saa olla igal pool, igal ajal, et tema ei saa olla need silmad igal pool. Need silmad peavad tulema kuskilt mujalt ja need ongi, kas on osakonnajuhid, vahetuse vanemad, kindlasti töökeskkonna volinikud, aga kaks olulist tegelikult abimeest või abiorganisatsiooni kindlasti on personaliinimesed ja töökeskkonna nõukogu. Töökeskkonna nõukogu kohta siis nii palju, et töökeskkonna nõukogu ei ole kohustuslik, kui sul on vähem kui 150 töötajat. Osad ettevõtted küll on teinud või nii-öelda moodustanud töökeskkonna nõukogu ka varasemalt, aga et töökeskkonna nõukogu on siis organ, kus siis kuuluvad võrdses koguses nii töötajate esindajad kui ka tööandjate esindajad ja kõik igasugused töötervishoiu ja tööohutusalased küsimused lahendatakse nii-öelda ühe laua taga. Et see on selline nagu, kes kujutab ette ettevõtte nõukogu, siis põhimõtteliselt see on sama organisatsioon, aga keskendunud rohkem siis töötervishoiule ja tööohutusele. Ja personalispetsialist tihti on see, kelle alla justkui töökeskkonna spetsialisti struktuur läheb.
Samas personalispetsialist on ka tihti võib-olla see, kes annab töökeskkonna spetsialistile kas vahendid või siis selle sisendi, et millele peaks nagu keskenduma. Aga mis on oluline ka siin on see, et personalispetsialist, personalijuht ja töökeskkonna spetsialist peavad omavahel koostööd tegema. Töökeskkonna, mõlemad töötavad inimestega, aga töökeskkonna spetsialist, tema omab teadmisi rohkem selle just, et kuidas seda tööd ohutumalt ja tervislikumalt teha ja personalispetsialist oskab võib-olla sellele töötajale läheneda. Temal jääb võib-olla rohkem see sihuke töötingimuste, töökorralduse pool nii-öelda, et aga need kaks peavad olema väga omavahel seotud. Ja mida ma tihti nagu näengi, ongi see, et töökeskkonna spetsialist tihti jäetakse sellest personalikorraldusest ja sellest kõrvale, mis on tegelikult väga nagu vale, sest et tavaliselt ongi, et mida ma tihti ka olen näinud, et töökeskkonna spetsialist kaasatakse näiteks mingisuguse uue liini ehitusse või paigaldusse alles siis, kui liin on juba paigas ja siis öeldakse, et hakka riskianalüüsi tegema. Et see päris nii ei tohiks olla. Tegelikult peaks töökeskkonna spetsialist olema alati kaasatud juba plaanidesse. Kui on personaliga seotud koosolekud, siis töökeskkonna spetsialist peaks seal olema. Isegi kui te räägite lihtsalt töölepingutest, siis töökeskkonna spetsialist peab seal olema, sest tema räägib nii-öelda töötingimustest ja asjadest. Ehk siis, kui te vaatate seda slaidi, siis personalispetsialist ja juht ja töökeskkonna nõukogu on nii-öelda kahepoolsete nootega just selle koha pealt, et nemad annavad ise ka sisendit töökeskkonna spetsialistile ja töökeskkonna spetsialist annab sisendit ka neile, et nemad siis saaksid ka nii-öelda millegi või teatud teemade eest vastutada. Ja me natuke võib-olla selles mõttes ma natuke puudutan ka seda, et kes mille eest justkui nagu vastutada võiks. Aga jah, et hästi oluline ongi, et töökeskkonna spetsialist ei tohi olla üksi nendes asjades. Töökeskkonna spetsialist lihtsalt füüsiliselt ei jõua igal pool kohal olla ja seetõttu peab ta jagama oma ülesanded ja oma silmad nii-öelda mujale. Nii, ja kui me nüüd edasi liigume, siis ongi järgmine teema ongi delegeerimine, et just sellepärast, et töökeskkonna spetsialist ei jõua igal pool kohal olla, ei jõua kõigega tegeleda, siis lihtsalt peab delegeerima. Delegeerimine on oskus. See ei tule kõigile naturaalselt, mõnele inimesele tuleb väga naturaalselt, aga väga paljudele ei tule, eriti nendele, kes võib-olla on ise, tahavad hästi kvaliteetset tööd teha ja ootavad seda ka teistelt, et siis nad mõnikord ei usalda oma kohustusi edasi anda. Aga selleks on ka omad meetodid ja omad nipid, et delegeerimise kohta on väga palju raamatuid, et jällegi võib-olla, mis ma töökeskkonna spetsialisti kohta ütlen, et töökeskkonna spetsialist, kui ta tahab ennast arendada edasi, siis igasugused koolitused, raamatud, blogid, podcastid, mis on seotud inimestega töötamisega või ka mingil määral juhiks olemisega, siis need on tegelikult teile. Et te peate samamoodi nagu mõtlema ja harimagi ennast, et okei, et mul on väga palju ülesandeid, kuidas ma neid kõige paremini delegeerin, kuidas ma tagan, et mina juhina olen ikkagi teadlik, et asjad toimivad, kuidas ma oma inimestega suhtlen, kuidas ma annan nii-öelda ülesandeid edasi. Et sellised asjad on kindlasti need, mida üks töökeskkonna spetsialist peaks tegema, peaks mõtlema, et võib-olla ongi, et nagu ma ütlesin, et meie koolitusmaastik siin Eestis on natukene nagu vaene selliste töökeskkonna spetsialistile vajalike teadmiste nii-öelda andmisega, aga et samas tuleb võtta seda tööd natuke laiemalt ja siis nii-öelda arendada erinevaid muid oskusi, mis toetavad seda nii-öelda töökeskkonda siis. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas siis edukalt delegeerida ja esimene asi tegelikult, mis igalt poolt välja tuleb, et kui ma ka tegin natuke sihukest uurimist, et mida siis öeldakse üleüldiselt delegeerimise kohta, siis esimene asi ongi, et tuleb luua protsess. Ja eks see protsessi loomine on ka alati selline, kuidas öelda siis keeruline, sest et ega sa kohe alguses ei suuda võib-olla kõikidele aspektidele mõelda ja sa ei suuda ka mõelda selle peale, mida teine inimene, kes seda loeb, kuidas tema võib sellest aru saada. Seega protsessi loomine on tavaliselt omakorda pikk protsess, kus siis tegelikult luuakse alguses midagi, katsetatakse, muudetakse ja tegelikult ega see protsess ongi selline pidevalt muutuv, kas see on siis dokument näiteks, aga protsess aitab tegelikult inimestel, kes seda täidavad, siis aeg-ajalt
käia üle või tuletada meelde, kuidas me kokku leppisime. Et protsess tegelikult paneb paika need kokkulepped, kuidas midagi teha, millises järjekorras, kellega suhelda, kelle käest küsida ja nii edasi. Ja see aitab tegelikult väga palju töökeskkonna spetsialistil jällegi seda peamist, ütleme sellist koormust nagu maha võtta, et ka iga küsimusega kogu aeg ei tulda sinu juurde tagasi, vaid et inimesed oskavad või teavad, kuskohast nii-öelda esialgu esimesed vastused ise või need kätte saada. Ja siis, kui on midagi natuke keerulisemat või komplekssemat, siis nii-öelda tulla ja küsida. Kindlasti jah, protsessi puhul on oluline ka alati tegelikult ükskõik, mida te palute inimesel teha või mida te ära delegeerite või tahategi, et inimene üle võtaks, siis mis on eesmärk? Et tuleb sõnastada selge eesmärk, et näiteks, et ongi, et sina vastutad siis ohuolukordade nii-öelda kokkukogumise eest, et iga nädal tuleb siis töötajate käest ohuolukorrad kokku koguda. Ja selle eesmärk on see, et minul oleks võimalus iganädalaselt analüüsida, et millised on need mustrid, mis meie töökeskkonnas siis kõrvalekallete näol siis esinevad. Ja põhimõtteliselt, mida see annab sellele nii-öelda inimesel, kes siis neid kokku hakkab koguma, et ta saab aru, et ahah, okei, et tal on, see on oluline analüüsimise jaoks ja vastavalt sellele oskab tema oma protsessi, oma käitumist nii-öelda korrigeerida, sest ta teab, mis on sinu eesmärk, milleks ta peab seda tegema. Ja see eesmärk, see käib absoluutselt igasuguse palve kohta tegelikult, on ju, ka eraelulistes suhetes, on see sinu partneriga või sõpradega, et kui sa palud neil midagi teha või küsid nendelt midagi, siis küsida, et ma küsin seda sellepärast, et mul on eesmärk teha seda või et ma tahaksin aru saada sellest, on ju. Siis järgmine punkt delegeerimise koha pealt on alati alustada koos, et sa oled toeks esimesed, ma ei tea, nädalad näiteks, on ju, oleneb jällegi, kui tihti see protsess esineb, aga et alustada koos, et koos läbi mängida, läbi seedida, läbi arutada, et mis mingisuguses tegevuses on vajalik silmas pidada. Võib-olla saad sa ise aru samamoodi, et seda protsessi tuleb korrigeerida. Sa näed, kuidas inimesed nendest asjadest aru saavad. Et ühesõnaga, et selles mõttes koos alustamine on nagu nii-öelda mõistlik, aga samamoodi nii-öelda protsessi jooksul siis hakkad ennast vaikselt distantseeruma, et lasedki niimoodi nii-öelda natukene sellest nagu köiest lahti, kuni siis, no see on jällegi nagu jalgratta sõitmise õpetamine, et algul on abirattad, on ju, ja siis hakkad vaikselt neid abirattaid kõrgemale tõstma, on ju, et need kogu aeg vastu maad ei oleks, et siis üks hetk inimene saab aru, et ta sõidab või väike inimene, suur inimene ka võib-olla, sõidab juba jalgrattaga iseseisvalt ja siis võib need abirattad täitsa ära võtta. Siis järgmine võib-olla 2 punkti natukene lähevad kokku, et tuleb julgustada inimesi küsimusi küsima, arutlema sinuga, isegi võib-olla selles mõttes tuleb nagu julgustada seda, et inimestel on õigus ka sinu punkte või tegevusi kahtluse alla seada. Loomulikult see kõik peab olema konstruktiivne, see peab olema nii-öelda heatahtlik, aga oluline on see, et eriti kui protsess on alguses ja me veel tegelikult alles katsetame, siis inimesed peavad tundma, et nad saavad teie poole alati pöörduda küsimustega, et neid ei tohiks karistada, et loll oled, et sa sellest aru ei saa, siin on ju sõnaselgelt kirjas. Ma olen ise oma nii-öelda elus väga palju näinud seda ja te ilmselt olete ise samamoodi, et kui minu jaoks midagi, kui ma kirjutan, on väga selge, siis teine inimene võib lugeda seda 3 moodi välja ja samamoodi on protsessidega ja seetõttu on hästi oluline, et te võtaksite selle tagasiside endale sisse, et ahah, nii võib ka asjast aru saada. Okei, kuidas me seda siis teeme selgemaks, on ju, kuidas me muudame seda paremaks. Ja olenevalt jällegi, mis protsessiga on tegemist, kui tihti seda tuleb läbi viia, kindlasti tuleb ka protsessid üle vaadata nädalas või 6 korra, et vaadata üle, arutada, kas see toimib, kas see on kõigile arusaadav. Vot nii. Jällegi ka teile kuulajatele, et kui teil on vahepeal mingid küsimused, siis andke kindlasti teada. Jällegi samamoodi, et tahaks, et võib-olla on võimalik midagi paremini sõnastada. Nii, aga liigume edasi. Ja see, mida ma mainisin ka täitsa alguses, et miks ma räägin sellest ka meeskonnast, et ohutus ei ole kuidagi eraldiseisev
osakond, eraldiseisev protsess, mida te teete, et ohutus on tegelikult iga töötaja tööülesannetes. Et sa oled maaler, aga sinu ülesannete hulka kuulub ka see, et mis iganes maalimisprotsessi sa praegu läbi viid, on see ettevalmistus, ma ei tea, seinte värvimine ja hiljem puhastamine või korrastamine. Ohutus käib sellega kaasas, et sa pead seda kõike tegema ohutuselt, et ohutus ei ole kuidagi eraldiseisev. Et samamoodi, kui te palute inimestel, näiteks vahetuse vanemad näiteks, et peavad jälgima kõrvalekaldeid, siis tegelikult see kuulub nende tööülesannete hulka, see peaks automaatselt seal hulgas olema, et ei ole nii, et umbes, et on vahetuse vanema ülesannet on vaadata, et graafik jookseks, vaadata, et masinad õigel ajal tööle läheks, et inimesed õigel ajal tööle tuleks, on ju. Ja siis, kui töökeskkonna spetsialist tuleb ja ütleb, et kuule, et hakka üles märkima ka kõrvalekaldeid, et siis on see, issand, see ei kuulu minu tööülesannete hulka. Kuulub küll, sest et sealhulgas, et vaadates, et su masinad jooksevad, sa pead vaatama, et need jookseks ka ohutult. Nii et see on võib-olla üks selline sõnum, mida üks ettevõte, kui ta hakkab oma missiooni ja strateegiat looma, peaks oma peas nagu hoidma, et ohutus on iga töötaja tööülesannetes. Ükskõik, mida sa teed, sa pead tegema seda ohutult, et see ei ole midagi eraldiseisvat. Täpselt samamoodi nagu töökeskkonna spetsialist ei peaks olema mingi üksinda toimetav organ nii-öelda selles ettevõtte juhtimisstruktuuris või struktuuris üldiselt, vaid see on pigem selline oluline protsess, mille eest peaks keegi sees nii-öelda seisma, vaatama, et see jookseks, aga ei pea olema ilmtingimata tema, kes seda kõike nii-öelda jooksutaks. Ja nüüd me vaikselt liigumegi siis erinevate nende protsesside juurde ja vaatame siis, kuidas seda nagu oleks võimalik siis efektiivsemalt teha. Ja võib-olla esimene protsess, millest ma räägin, on töötajate juhendamine ja koolitamine. Ja kui me võtame selle töötajate juhendamise koolitamise nagu tükkideks, siis mis me võtame, et olenemata sellest, kas tegemist on uue töötajaga või tegemist on juba olemasolevate töötajatega, et sa teed justkui nagu täiendjuhendamist, siis siis nii-öelda jaguneb nii-öelda 3 osaks. On siis üks on materjalidega tutvumine, teine on teadmiste kontroll ja 3. on vestlus. Ja loomulikult jällegi, see on nüüd minu nägemus nii-öelda asjadest, et võib-olla teie tahate seda omakorda veel peenemateks tükkideks jagada ja võib-olla on mingeid asju, mida te justkui ei tee, aga võib-olla ma mõtlen, tahaksin soovitada, et võib-olla tasuks mõelda selle peale. Aga et kui me võtamegi, et tänane töötajate juhendamine ja koolitamine on nii-öelda kohustuslik, aga pole öeldud tegelikult, kuidas sa seda täpselt tegema pead, siis tegelikult mõtlemegi sellele, kuidas see kõige efektiivsem oleks ja kuidas me teeme seda selliselt, et meie töökeskkonna spetsialist ei oleks sellega nii-öelda ülekoormatud. Jällegi, miks mul see juhendamine on alati hästi südamelähedane olnud, on sellepärast, et kui mina olin töökeskkonna spetsialist, siis kuidagi oli see minu peamine ülesanne, et kui ma läksin kuhugi ettevõttesse kohale, siis ma veetsin enamuse päeva kuskil nõupidamiste ruumis uue töötajaga või siis ka nii-öelda olemasoleva töötajaga ja me käisime läbi materjalid, me vestlesime ja see võttis jube palju aega, eriti kui olid sellised nii-öelda ametikohad, kus oli ka väga palju juhendeid ja kuidagi see protsess, et sa lased töötajal neid pakse pikki juhendeid läbi lugeda, et ma ise kannatasin seal ja ma nägin, et tema ka kannatas, aga juhendamine ei tohiks olla selline esimene kadalipp, mida töötaja läbib selleks, et tööle saada. Juhendamine peaks olema selline nagu meeldiv protsess, et see on oluline seda teha. Oluline, selle eesmärk on ju anda tegelikult need teadmised, et ma tulen tööle, ma tean, kuidas siin ettevõttes see ohutus käib, on ju, ma annan talle selle info kätte. Me ei pea õpetama keevitajat keevitama või ma ei tea, ehitajat ehitama, me eeldame, et tal on need oskused olemas. Aga kuna ettevõtted ja asutused on erinevad, me peame andma neile teadmised, kuidas nad seda kõige ohutumalt siin nendes tingimustes teha saaksid. Ja kuidas siis tegelikult olen mina hakanud seda natuke muutma, on see, et kui me räägime materjalidega tutvumisest, siis selle asemel, et anda töötajale pikad
pikad põhjalikud ohutusjuhendid, olen ma hakanud rohkem tegema videomaterjale ja mis mina olen enda jaoks leidnud, mida ma väga tungivalt olen soovitanud kõikidele oma kolleegidele, ma olen aidanud ka paaris ettevõttesse see nii-öelda selline nagu videojuhendamine üles ehitada, on kasutada sellist platvormi nagu Loom ja loom.com on siis nii-öelda aadress ja mida Loom siis võimaldab teha? Loom on tegelikult ekraani salvestaja, aga ta võimaldab siis teha seda ekraani salvestust nii, et sinu enda pilt jääb ka nurka alles ja sinu enda audio tuleb peale, mis tähendab seda, et ma tegin juhenditest mitte nüüd kõikidest, aga ütleme sellistest üldistest enam levinud juhenditest tegin PowerPoint esitlused, panin sinna pilte, rõhutasin erinevaid aspekte ja siis rääkisin peale nendele ja põhimõtteliselt selle Loomiga ma salvestasin ja põhimõtteliselt, mis oli hästi tore, oligi see, et ma tegin selle nii-öelda see tulem oli lühem, see tulem oli palju siis sellisem põnevam ja töötajatelt sai väga head tagasisidet ja muidugi me ei saanud päris üle ega ümber siis, et mõned juhendid tuli siiski ka ise lugeda, siis ma tegin need oluliselt lühemaks, visuaalsemaks ehk siis ma panin sinna pilte selle asemel, et midagi seletada, ma panin hoopis sinna pildi, tõmbasin nooli, tõmbasin ringi ümber, et see oli jällegi töötaja jaoks palju kergemini haaratav. Ja eesmärk ongi see, et tegelikult töötaja töötab need juhendid siis, kas need on videos või juhendid ise, töötab iseseisvalt läbi ja tegelikult siis see aeg on siis töökeskkonna spetsialistil võimalus millegi muuga tegeleda ja ta läheb edasi või tuleb töötaja juurde tagasi, kui see osa on tehtud. Ma vaatan, et siin on mõned kommentaarid ja mõned kommentaarid ja küsimused ka tekkinud, et ma igaks juhuks veel panen või vaatan need ka korra üle, et ühesõnaga mul on võimalus need ilusti siia ka ekraanile tuua. Ehk siis, et Liina toob välja, et ohutuse tagamine on ka välja toodud Eesti Vabariigi karistusseadustikus. Jah, hästi tõsi on see, aga mis minul on hästi oluline ka, et meil hästi, et ma iseenesest ei tahaks võib-olla väga palju rääkidagi sellest karistusest ja sellest poolest, et ma tahaks, et inimesed ka ise aru saaksid, et miks see on oluline, et just nende enda pärast on ju, et ohutus ei ole midagi sellist, mida me teeme sellepärast, et me võime vangi minna, vaid ohutus on sinu tervis, sina tahad olla terve, ja sina tahad, et sinu kolleeg oleks ka terve, et see peab sealt tulema nii-öelda. Siis vaatan korra veel on nii, kas töötajale sellisel juhul täisjuhendit üldse ei näidanud, piisas videost. Jah, tegelikult ongi nii, et selle video ma tegin selliselt, et tavajuhendit ei olnudki vajalik eraldi näidata, et ma tegingi selle kõik ise talle nii-öelda visuaalseks ja oluline on võib-olla, mis tuleb pärast, ehk kui me liigumegi nüüd edasi, et me näitame talle neid videosid, mõned juhendid mul siiski olid, aga need, mille kohta mul oli video, neid juhendeid ma tegelikult talle ei lasknud üldse eraldi lugeda. Et jah, et nüüd on see küsimus, et kuidas hiljem tõestada, aga need videod ja need asjad jäävad kõik täpselt samamoodi alles nagu juhendid. Siis vaatame korra veel, mis siin on. Selline asi ka, et ideaalis toimub uue töötaja töövaatlus, et tagada õigete võtete kasutamist, töövarjutus teatud ajaks. Jah, aitäh toreda kommentaari eest, et see on nagu see osa, mis me räägime väljaõppest ja selleni ma jõuan natukene hiljem. Siis vaatame veel, siis küsimus, vabandust, mis keskkond see on? Jah, et see on, panen siia kohe ka, see peaks olema niimoodi. Et tegemist on siis, võite vaatama minna, on siis Loom. Väga paljudes, minu arust isegi Microsoftil on endal ka olemas, on ekraanisalvestaja. Et tegelikult ekraanisalvestajaid on päris palju, need on isegi teil telefonides olemas, aga et selle eesmärk on lihtsalt, et ei lihtsalt tuimalt ei räägiks peale, vaid et oleks näha, et olete teie oma emotsioonidega, oma energiaga, et annate selle nii-öelda info edasi. Siis, Kaili küsib, et kus platvormil töötaja iseseisvalt siis nendega tutvus, et
see üks platvorm. Neid platvorme on mitu, te võite kasutada e-õppeplatvorme, aga et Vits on näiteks üks selline, mille me oleme täpselt selle jaoks teinud, et inimene või töötaja saaks iseseisvalt siis tutvuda nende juhendite, videode ja kõige sellega. Nii, ühesõnaga Liina soovis täpsustada. Jah, et aitäh Liina selle täpsustuse eest, et nüüd kõik siis ka teavad, et või ma usun, et teadsid juba palju, et karistusseadustiku rõhutamine on vajalik juhatusele, tööohutusjuhtimine algab juhtkonnast. Täpselt nii, nagu nii on, et kui juhtkond seda oluliseks ei pea, siis tegelikult keegi, kuidas öelda, siis on raske seda nii-öelda ka töökeskkonna spetsialistil edasi viia. Aga jällegi ma ütleks nagu seda, et ma olen sellest juhtkonna vastutusest, kui me ka vitsa tegelikult, kui me vitsast räägime ja kui me vitsa demonstreerime, me kunagi ei räägi tegelikult nii-öelda sellest tööandja vastutusest. Me pigem räägimegi sellest, et sul on võimalik asju teha ühes kohas, sul on ülevaade, sul on rohkem aega tegeleda ennetusega, et me oleme üritanud seda juhtkonda, et umbes, et sul on siin tead oht saada kriminaalkaristus, et ma olen üritanud seda pigem vältida. Ma tunnetan jällegi töötades üle 10 aasta erinevate ettevõtetega, on teatud ettevõtted, kellega sa pead niimoodi rääkima. Üldiselt nende ettevõtetega pole ma väga nautinud seda koostöö tegemist, sest seal on väga palju tõrksust, et miks ma pean tegema, see on nii mõttetu, et just, et ma teen lihtsalt sellepärast, et sa kaelast ära saad, et kui Tööinspektsioon tuleb, et siis umbes, et siis on asi korras. Et me ei taha tegelikult seda suhtumist, et me tahaksime, et nad sisuliselt aru saaksid, et sa ei tee seda mitte sellepärast, et mitte vangi minna, vaid sa teed seda sellepärast, et sa tahad, et sinu ettevõte toimiks, et sinu töötajad oleksid terved ja panustaksid 100% sinu nii-öelda tööle, et sinule tulemust toota. Sina peaksid olema huvitatud eelkõige sellest. Et ma arvan, et mulle endale tundub, et see on siiamaani nagu paremini toiminud. Aga olgu, kaldusime korra veits teemast kõrvale. Väga head kommentaarid, aitäh nende eest, et hästi põnev on selliseid vestlusi alati pidada. Et kui me nüüd olemegi lasknud inimesel nende materjalidega tutvuda, siis tegelikult järgmine asi, mis võiks nii-öelda järgneda, on teadmiste kontroll. Ja jällegi siin ma tahan ka öelda, et teadmiste kontrolli eesmärk ei tohiks olla, et kas töötaja nüüd teab või ei tea, et me nüüd kukutame ta läbi ja siis umbes saame aru, et ta ei tea tegelikult mitte midagi ja põhimõtteliselt töötaja tunneb niisugust nagu eksami värinat alati, kui ta hakkab seda tegema. Et teadmiste kontroll on pigem see, et need küsimused, mida me küsime, peaksid üle rõhutama need olulised aspektid, mida ta kas luges, nägi või kuulas. Ehk siis, kui ma tahan, et ta saaks aru, et ma videos rääkisin, kui oluline on näiteks, kui sa paned kiivri pähe, et sa tõesti tõmbaksid need nöörid siin all kinni sellepärast, et siis ma küsin teadmiste kontrollis, et miks sul on vaja kiivril panna tõmmata need nöörid ilusti kinni, et mis võib juhtuda ja annan talle valikvastuseid. Ja me oleme oma vitsas lähtunud testide ülesehitamisel sellest, et me ei lase inimest läbi kukutada, vaid me näitame, mis on õige, mis on vale vastus ja me anname võimaluse kirjutada seletus sinna, et see vastus on õige sellepärast, et ja siis toome uuesti selle punkti põhimõtteliselt välja. Selle teadmiste kontrolli eesmärk on tegelikult üle käia olulised aspektid. Ja jällegi, mida te võite siin kasutada, et loomulikult ma mainin siin vitsa, aga jällegi enne vitsa oli ka elu ja mida siis võib kasutada on näiteks Thinkific, Teachable, et need on siis e-õppe platvormid, mis on üsna lihtsad. Nad küll maksavad, kõik maksab tänapäeval, on ju, aga nad ei ole ülemäära kallid tegelikult, et sinna saab üles ehitada omal sellise toreda e-õppe, kus sa saadki panna videosid, sa saad panna sinna linke, sa saad panna sinna materjale lugemiseks, PowerPoint teste ja kõike selliseid asju, et selle ülesehitamine võtab natukene aega, aga kui see on tehtud, siis see tegelikult töötab jällegi iseenesest, et suunad töötaja sinna platvormile, ta töötab materjalid läbi, ta teeb oma teadmiste kontrolli ja nüüd me liigumegi siis järgmise teema juurde, mis on vestlus. Ehk siis jällegi mina olen alati seda meelt olnud ja eks ma ka nägin seda, et kui töötaja lihtsalt loeb need juhendeid läbi, ega talle sealt ei jää väga midagi meelde. Mingid, me kõik teame seda ja ma alati olen mõelnud, et kui ma andsin kunagi töötajale neid juhendeid kätte, neid nii-öelda kausta, siis mõtlesin, et
ega isegi ei viitsi õhtuti nii palju lugeda, et kui on nii-öelda vaba aega, et miks ma pean eeldama, et töötaja viitsib praegu siin mul mingisugune 50-60 lehekülge läbi lugeda ja ma eeldan, et tal jääb see kõik meelde ka. Et noh, tegelikult see ei toimi. Et oluline ongi siis nagu siin Liina tegelikult välja tõi, et nagu järgmine samm ongi pidada maha see vestlus tema töökohal, et tuua välja see praktika. Et ühesõnaga, et tuua välja see, et kuidas tema töö siis nüüd välja hakkab nägema ja kus need, mida ta loeb, et kus ta siis neid nüüd rakendama peab, on ju, kus on see rakendamise koht. Ja seda võib-olla teise nimega võib nimetada ka väljaõppeks, on ju, mida me võib-olla määruse mõttes teame paremini. Ehk siis, et otsene ülemus ongi, et see ülesanne võiks olla see otsese ülemuse ülesanne, käib siis praktiliselt üle kõik selle, mida see töötaja siis kas teoorias siis, kas ta kuulas või ta vaatas, et ühesõnaga, et käia see osa siis nii-öelda praktiliselt üle ja olla tema jaoks siis alust nii-öelda mingi perioodi olemas, et vastata tema küsimustele, jälgida, et ta töötaks nii-öelda kõik siis nii-öelda ohutus ja ka muu töö siis ilusti toimiks. Ja kui on näha, et kõik toimib, töötaja on omandanud teadmised, oskab ohutult seda teha, siis lasta ta nii-öelda iseseisvale tööle. Nii, aga ma vaatan, siin on jälle üks tore küsimus vist tekkinud. Kus see ohutuse tagamise kriteerium karistusseadistikus täpsemalt mainitud on? Ma arvan, et see küsimus on rohkem Liinale, et Liina võib selle siin välja tuua ja ma kuvan seda siis ka ekraanil. Nii, aga noh, selles mõttes Liinal on õigus, et meil on tegelikult tööandjal ikkagi, kui tööandja rikub rämedalt ohutusnõudeid, siis tööandjal on, me ütleme, et ajalugu vaadates ei ole ma näinud, et ükski tööandja reaalselt vangistust oleks saanud, aga tingimisi vangistusi, 3-aastaseid tingimisi vangistusi on olnud küll juba meil päris mitu. Et selles mõttes on see väga nagu õige point, mida Liina tegelikult välja tõi, aga Liina võib siis seda nagu täpsustada. Nii, aga siis liigume edasi jällegi, et ühesõnaga see on siis see töötajate juhendamine ja koolitamine. Ehk siis meil on võimalus tegelikult ära automatiseerida. Ma alati ütlen, et me digitaliseerimise, automatiseerimise mõte ei tohiks olla nagu inimene 100% välja lõigata nendest protsessidest. Ohutus on hästi palju inimestega seotud, aga jätame selle inimsuhtluse siis sellesse kohta, kus ta võiks olla, aga kõik, mida on võimalik automatiseerida, digitaliseerida, teeme seda ja mina arvan, et materjalide tutvumine ja teadmiste kontroll on kõik võimalik ära automatiseerida. Ainuke asi ongi siis vestlus. Siia juurde ma võin tuua muidugi sellise praktilise mure võib-olla, mis paljudel siin kuulajatel võib olla, on see, et me oleme tootmisettevõte, meie töötajad ei ole väga arvutiteadlikud, nad ei oska võib-olla nutitelefone kasutada ja nii edasi. Et siis sellisel juhul, mida me oleme jällegi mõne oma kliendiga saanud või saavutanud ja mis on nagu töötanud, on see, et on tekitatud selline nagu arvutitöökoht või arvutiklass, kuhu siis töötajad suunatakse nii-öelda juhendamiseks ja on keegi, kes talle siis näitab, mida ta tegema peab, sest üldiselt see, kes koolid või selle nii-öelda juhendamist nagu peab osalema seal, siis tema jaoks üldiselt need keskkonnad on üsna lihtsad. Aga et igal juhul jah, et anda talle see juhised kätte, olla vajadusel kuskil lähedal olemas, et kui töötaja jääb hätta ja siis lasta tal seal iseseisvalt töötada. Ja ma olen näinud, et nii mitmedki ettevõtted on sellega hakkama saanud, aga see on jällegi niisugune ettevõtte mindseti küsimus või selline mõtteviisi küsimus, et kas me lähme seda teed, sest see implementeerimine kindlasti võtab aega. Aga kui see on implementeeritud, kõik on selle omaks võtnud, siis edasine elu on väga lihtne. Nii, järgmine teema, isikukaitsevahendite väljastamine. Samamoodi, seda on nii, põhimõtteliselt see on võimalik algusest lõpuni minu hinnangul ära automatiseerida. Mäletan kunagi, kui ise neid isikukaitsevahendeid kaarte sai loodud, ehk siis, et kirjutasin või mul oli mingid põhjad tehtud ja siis vaatan, ahah, mingisugune koostööluksepp tuleb, temale läheb need asjad, on ju, et mul oli kuskil mingisugune tabel nagu olemas selle jaoks. Jube tüütu oli, eriti kui inimesed kogu aeg vahetusid, on ju, ja ka isikukaitsevahendid vahetusid. Siis tegelikult teine asi on see, et sa pead õpetama ka töötajad, kuidas õigesti neid isikukaitsevahendeid kasutada. Et ei ole loomulik intelligents, et sa oskad õigesti kiivrit pähe panna, et sa oskad õigesti respiraatorit kasutada või poolmaske.
koroona näitas meile ju hästi, on ju, kuidas inimesed respiraatoreid kasutasid, kui neil ei oldud seda õpetatud, on ju. Siis ka kinnituste saamine, et joosta paberiga mööda tootmist taga ja nagu nii-öelda saada siis allkiri, on ju, tundus ka mõttetu aja raiskamine, et jällegi mäletan üks tootmisettevõte, väga suur, noh, ütleme Eesti mõistes suur tootmisettevõte, töökeskkonna spetsialist rääkiski, et ta lihtsalt ei jõua inimesi taga ajada, et kui ta üks hetk selle paberiga sinna tootmisse jõuab ja hakkab juba õigesse suunda liikumist, ta vahepeal saab aru, et see inimene on juba töölt lahkunud, et ta lihtsalt nende paberitega mässamine, allkirjade tagaajamine võttis tema jaoks nagu lihtsalt nii palju siis seda energiat. Ja viimane on ju see ka, et osad isikukaitsevahendid, neil on aegumiskuupäevad, ehk me peame need nii-öelda välja vahetama, et kuidas siis seda teha, et jällegi, et kas sa pead selle kohta siis eraldi Excelit näiteks. Et igal juhul jah, et see nii-öelda osa on võimalik kõik digitaalseks muuta või ära automatiseerida. Noh, kui meil ei ole, kui me kasutame mingit teatavat platvormi selle jaoks, siis tegelikult on siis võimalik mängida kasvõi sellega, et sul on ametikohtade peal on põhjad olemas. Isikukaitsevahendi kasutamise õpetus võib jällegi kasutada videomaterjali või anda mingisugune visuaalne juhend, et töötaja saab jälle samamoodi mingisugusel e-õppe platvormi sellega tutvuda ja see võib kuuluda ka üldise juhendamise osaks nii-öelda või osa juurde. Ja muidugi kinnituste saamine, et jällegi ka Vitsas saab kinnitust anda, aga kui need, kes Vitsa ei saa kasutada või ei taha kasutada, siis saab ka see ära nagu siduda need dokumendid näiteks Docobitiga, näiteks Pandadokiga, et Pandadoc on siis see rohkem, mis annab siis, kuidas öelda, mitte kvalifitseeritud allkirju, Docobitis saad sa võtta kvalifitseeritud allkirja. Aga olgu öeldud, et nii juhendamiste kui isikukaitsevahendite puhul meil ei ole kvalifitseeritud allkirja vaja. Piisab kinnitusest. Oluline on aru saada, kes selle kinnituse andis, millele ta selle kinnituse andis ja millal ta selle kinnituse andis. Et kui need tingimused on täidetud, siis te võite kasutada ükskõik millist vahendit nii-öelda. Ja aegumiskuupäevade jälgimiseks võib kasutada näiteks Google kalendris on selline võimalus, et mitte sa ei pane eventi, vaid sa paned task'i ja siis ta tegelikult, sa võid sinna panna nii-öelda selle aegumiskuupäeva ka ja siis selle süsteem tuletab meelde ja sa võidki panna sinna terve rodu asju, mis sellel päeval nagu aegub ja siis, kui aeg on käes, siis ta hüppab üles sulle ja näitab, ahah, need nii-öelda isikukaitsevahendid hakkavad aeguma. Ja seda Google Calendar task'i saab kasutada väga mitmes kohas, et seda ma olen isiklikult kasutanud enne Vitsa, et mul ongi pandud, et ma ei tea, räägime pärast tervisekontrollides ka, et mul on, hüppab üles, et need inimesed tuleb tervisekontrolli saata, need tegevused tuleb ära teha ja nii edasi. Vot, et see on siis selle isikukaitsevahendite automatiseerimise kohta. Järgmine on tervisekontroll ja ma ütleks, et tervisekontroll on selline komplekssem teema, et kuna seal on väga palju, tegelikult ütleme siis väga mitmeid osapooli tihti ja tegelikult see protsess ise on selline mitmetahulisem võib-olla võiks öelda, et üks asi on see, et meil tekib tervisekontrolli vajadus. See võiks olla, ehk siis inimesel hakkab kätte jõudma tervisekontrolli aeg. Jällegi, kas tegemist on uue töötajaga või tegemist on olemasoleva töötajaga. Vajadus tekib ja see vajadus võiks tekkida automaatselt. Jällegi, kas on mingisuguses kalendris või me kasutame mingit platvormi selle jaoks. Teine asi on sobiliku aja leidmine töötajale. Ehk siis need, kes võib-olla kasutavad siin näiteks Qualitas tervisekontrolli teenuse pakkujana, nendel Qualitasel on väga hea broneerimissüsteem, kus põhimõtteliselt töötaja saab ise ka omale aja valida ja ära käia seal tervisekontrollis. Aga et kindlasti, mida ma loodan, et ei pea tegema ja me ise täna ka töötame selle nimel, et anda klientidele võimalus mugavalt tervisekontrolli aegu manageerida. Et te ei teeks seda lihtsalt Excelis, et teile saadetakse Excelis mingi hunnik aegu ja siis te hakkate inimeste juures käima, et kuule, kas sulle see aeg sobib, või helistate, et kuule, kas see aeg sobib, siis keegi vahepeal ütleb, et ei, kuule, mulle ikka see aeg ei sobi ja siis te seal muudate ja lõpuks te siis saate selle Exceli kokku ja siis saadate sinna tervisekontrolli pakkujale. Et see lihtsalt on väga suur, keeruline selline administratiivne töö. Ja teine ongi siis, et kui meil on need ajad nii-öelda manageeritud, et jällegi võib-olla üks selline häkk, mida ma siin olen ise kasutanud, et kui teile saadetakse need
ajad Exceliga, siis pange need kuhugi Google Sheetsi ehk siis see Google Sheets on võimalik teha kõigile kättesaadavaks ja laske inimestele oma nimed lihtsalt taha panna sobiliku aja juurde. Ja tegelikult ongi siis teil võimalik, te näete kohe ära, te ei pea ise kedagi taga ajama, et te lihtsalt jagate linki, inimesed valivad. Loomulikult jällegi tootmistega natuke keerulisem, et seal võib-olla tuleb ise määrata need ajad, on ju. Aga mulle tundubki, et selles mõttes ongi hea, et kui teil on graafikud teada, tootmistöötajad üldiselt käivad nagu teatud graafiku alusel, et siis on lihtsam seda tervisekontrolli planeerida. Siis jällegi on see tervisekontrolli saatmise, Qualitas on nüüd Meliva, väga hea tähelepanek, jah, et Meliva. Ma arvan, et inimesed veel ei ole päris harjunud selle nimega, et minu jaoks ta on endiselt ka Qualitas, kui ma tahan nii-öelda vahet teha, aga õige tähelepanek, Meliva. Kui ajad on jaotatud, siis kui inimesed lähevad tervisekontrolli, siis on eelnevalt vaja saata töötervishoiuarstile tervisekontrolli saatmise nimekiri ehk siis need, kes lähevad tervisekontrolli, nende andmed, riskid ja nii edasi. Ja iseenesest see võiks olla genereeritud automaatselt jällegi, aga kuidas teha lihtsamaks on see, et te teate, teil on võimalik tõenäoliselt võtta, kui te kasutate mõnda personaliprogrammi, siis mõnikord saate ka sinna need tervisekontrolli ajad panna, et kui te filtreerite välja mingi perioodi, ta annab need töötajad, kes peavad tervisekontrolli minema. Või siis teine asi on see, et te teate neid punti inimesi, keda te tahate saata, et siis te võtate lihtsalt personaliprogrammist väljavõtte Excelina. Seal siis tulevad töötajad koos andmetega juba ja ise ainult märgite riskid ja aja, millal ta tuleb, et kui te ei kasuta siis Melivat näiteks. Confidol peaks ka tegelikult olema selline broneerimissüsteem, aga kuna see on pigem selline hiljutine nähtus, siis mina nende oma pole tegelikult siiamaani nagu kasutanud, nii et selles osas mul nagu kogemus puudub. Siis ongi, et okei, et inimene käib nüüd tervisekontrollis ära ja nüüd on siis tervisekontrolli otsuse aeg, on ju, et tuleks nagu otsus, et idee poolest jällegi peaks olema kaks varianti, et üks on see, et otsus tuleb failina ja peaks olema digitaalne fail, et jällegi paberfaile või paberotsuseid, et ärge pigem nagu aktsepteerige seda, et mina usun seda, et turg ka peab määrama seda, milliste meetoditega tööd tehakse. Ja mida rohkem me nagu natukene võitleme nende paberotsuste vastu, seda parem, sest paberotsused kaovad ja seda ma olen näinud väga palju, et jällegi keegi läheb töölt ära ja kuhugi see kaust jääb ja keegi seda üles ei leia ja pärast on jälle suur jama, et pigem mitte. Et igal juhul tervisekontrolli otsused pigem saada failina ja need siis kas kuhugi kesksesse kohta üles laadida või siis kui on paberid, siis need skännida ja kuhugi üles laadida. Aga hea oleks, kui te saaksite otsused ka Exceli failina, et teil oleks võimalik analüüsida, et mis siis seal nii-öelda täpselt on. Uue aastaga seoses muidugi, uue aasta muudatusega seoses peavad hakkama ka ettevõtted teile neid kokkuvõtteid, tervisekontrolli ettevõtted siis, peavad hakkama teil neid kokkuvõtteid tegema. Ehk siis nad peaksid välja tooma, mis on teie need nii-öelda peamised murekohad. Jällegi tean, et osa ettevõtteid nii-öelda veel kratsivad kukalt, et me veel täpselt ei tea, kuidas me seda teeme, aga me natukene ka tegeleme sellega, et aidata ettevõtetel, tervisekontrolli ettevõtetel seda ka siis teha. Ja järgmine ongi siis, et ega otsused ei ole lihtsalt, et sa saad otsuse ja paned selle kappi ära, vaid et otsuseid tuleb analüüsida. Ja mina ütleks, et see otsuste analüüsimine on töökeskkonna spetsialisti ülesanne. Kõik muu on kas digitaliseeritud või kellegi teise ülesanne. Näiteks jällegi vahetuse vanemad võivad tegeleda nende aegadega, aga et otsuste analüüsimine, sealt selle nii-öelda murekohtade leidmine, nendele lahenduste pakkumine peaks olema töökeskkonna spetsialisti ülesanne. Ja siis tuleb jälle see korduv tervisekontroll, sealt ilmub mingi aeg, siis selles mõttes hakkab see ring jälle otsast peale. Ja see meeldetuletus võiks olla ka automatiseeritud jällegi, samamoodi selle Google kalendri või Taskiga siis nii-öelda. Nii, vaatame, et siin on jälle paar... Vaatame, siin jälle tuli, kui rangelt peab jälgima või tegelema tervisekontrollist tulnud soovitustest. No see on alati selline hästi tore küsimus, et seal, kus on, kui te võtate selle otsuse vormi, et need otsuse vormid on enam-vähem sarnased igal pool, siis et ühesõnaga
kui on kirjutatud, seal on 2 osa, see ülevalpool on need soovitused tööandjale töökorralduse muutmiseks või midagi sellist, siis need on kohustuslikud. No näiteks see, et töötaja ei ole lubatud teisaldada kaste üle 10 kilogrammi näiteks või et töötaja peab kasutama töö tegemisel respiraatorit. Need on need kohad ja seal on tavaliselt alati see ka, et sobib töötama ja siis on mingid piirangud näiteks pandud, et see on kindlalt kohustuslik. See, mis nüüd seal allpool on näiteks see, et massaaži, tervisespordiga peaks tegelema, et see ei ole põhimõtteliselt, see ei ole kohustuslik, aga kuna on loodud riigi poolt see võimalus, et erisoodustuse vabalt võimaldada töötajale tervisega seotud kulutusi nii-öelda siis katta, et siis tegelikult on see pigem teie kui ettevõtte positiivne märk, et te panustate töötaja tervisesse, et te ei pea jah otseselt tema neid massaaži asju kinni maksma ja seal on üldse seal massaažidega on üldse eraldi teema, et seal on igasugused maksupiirangud, et millal sa saad maksuvabalt ja millal sa ei saa. Aga et idee poolest jah, et kui te olete näiteks liitunud Stebiga, siis Stebi tegelikult võimaldab teil võtta selliseid pakette, selliseid kulutusi, mida te saate erisoodustuse vabalt teha. Ja samamoodi te võite muidugi ka otse mingisuguse teenusepakkujaga, ma ei tea, MyFitnessi spordiklubidega teha otselepingud, et annate töötajale vähemalt osaliselt katate näiteks spordiklubi kasutuse. Et siis ütleme, et jah, need on nagu selline hea praktika, hea soovlikkuse näitamine, aga see pool ei ole tegelikult kohustuslik, et see on ka töötajale endale oluline, et ta teaks, et ta peab endaga nagu tegelema, et ta teeb sporti, et ta peaks käima massaažis, aga kui teie tööandjana olete nagu tekitanud tingimused, kus ta on näiteks, ongi kroonilised alaseljavalud, siis tegelikult oleks ilus vähemalt osaliselt neid kulusid aidata ka natuke katta. Vot, et selline vastus on sellele küsimusele. Nii, okei, siis liigume edasi nüüd tervisekontrollidest. Nii, vaatame kohe. Vaatame. Nii, töötervisearst on töötaja tervisekontrolli otsuses märkinud, et töötada tohib 0,75 kohaga, töötaja ise tahab töötada täiskohaga. Kuidas käituda? See on väga hea küsimus. No ütleme nii, et karmilt konkreetselt öelda ikkagi, et kui ei ole lubatud, siis te ei tohiks lasta. Sellepärast, et see on seotud mingisuguse tervisemurega, mis tähendab seda, et kui me laseme töötajal töötada, siis me aitame süvendada seda haigust. Ehk siis põhimõtteliselt te ikka võtate vastutuse sellest, et te tegelikult teete tema tervist hullemaks. Et loomulikult mida töötaja saab teha, võib-olla ongi see, et äkki on jällegi me kunagi ei tea, mis seal taga on, aga kui on midagi sellist, et näiteks ta saab oma tervisega siis nii-öelda tööd teha, et ta üks hetk saaks täiskohaga töötada, siis see on variant, aga konkreetne lühike vastus on, et pigem mitte lasta, sest et hiljem jällegi hakata nagu tõestama, et kelle süül siis see tervis ikkagi halvaks läks, et see on pigem nagu keeruline kahjuks. Et ma tean, mul on olnud endal ka selliseid momente, kus on tegelikult jumala hea inimene, jumala tahab töötada ja värk, aga arst ütleb, et tal on, ta ei ütle mulle, mis tal viga on, aga ütlebki, et tal ei ole lubatud näiteks üle poole tööajast seistes tööd teha. Et siis meil ongi võimalus, et kas me saame äkki tema töötingimusi kergendada kuidagi või me lihtsalt ei saa teda nii-öelda rohkem rakendada. Et see on ka võib-olla üks asi, et rääkida töötervishoiuarstiga, et äkki on mingisugused tööd, mida ta saaks, et te muudate tema töötingimusi, et ta saaks täiskohaga töötada, aga näiteks see 0,25 ta saab midagi muud teha, et äkki on mingi muu rakendus, mida te saate talle leida siis. Nii, vaatame veel, siis tundub, et see tervisekontroll on ikkagi alati sihuke popp teema, et millised on praktikad, kas tervisekontrolli otsuse info sisestamine personali arvestuse süsteemi on piisav ja ei pea PDF faile kollektsioneerima, Melivast saab otsuse perioodilise väljavõtte Excelis. See on väga hea küsimus, et tegelikult mõtlengi, kuidas ma selle nüüd vastan. Me oleme ise ka sellega olnud natuke hädas, me oleme küsinud siit ja sealt vastuseid, et tegelikult on see, et miks me ütleme, et las need ettevõtted ikkagi neid PDF-e nagu saadavad, et kuna ikkagi on need otsused
mingisuguse allkirjaga, mingisuguse pitsatiga, siis selles mõttes on nendel rohkem kaalu. Ma ei ole täna kuulnud, et kui on olnud tööõnnetuse uurimine, kutsehaiguse uurimine või ka kohtu case'id, et tegelikult oleks rahuldatud lihtsalt Exceli vaatamisega. Ikka küsitakse seda otsust ennast. Ma näen, et me liigume sinna poole, et see Excel võiks üks hetk olla piisav, aga hetkel ma tunnen, et see ei ole piisav. See Excel on hea, et te saaksite teha analüüsi, aga et ainult selle peale välja minna, ma hetkel veel ei julgeks. Et see, ma arvan, natuke oleneb advokaadist, kes siis lõpuks teile selle asja kui sa teid ära kaitseb või ei kaitse teid ära. Et pigem ma näen, et otsus on täna ikkagi oluline ja seda ütleb ka tegelikult, kui me võtame seaduse järgi, siis kuskile ei ole öeldud, et ühesõnaga pigem jah, on öeldud, et otsus on vajalik, kaua otsust peab säilitama. Et ühesõnaga, et ikkagi koguge need PDF-e, aga küsimus on lihtsalt see, et kas te need PDF-id saate kuhugi platvormile panna või te peate neid eraldi kuskil hoidma. Hea oleks, kui need saaks kohe kuhugi platvormile panna, siis on teil ka lihtsam. Te teate, need on olemas, aga te ei pea nendega tegelema. Nii. Vaatame, siin tuli veel, kas seadus ei muutunud tervisekontrolli teenusepakkuja peab nüüd säilitama otsuseid. Näitan seda siia ka. Tervisekontrolli teenusepakkuja on alati pidanud otsuseid säilitama, aga et lisaks on ka see, et ka tööandja peab säilitama. Tervisekontrolli teenusepakkuja pidi säilitama töötajaid 70 aastat alates töötaja sünnist arvates, oli vist niimoodi. Ja tööandja 10 aastat pärast töötajaga töösuhte lõpetamist. Et minu arust see osa meil tegelikult seaduses ei muutunud. Nii, aga liigume edasi siis nagu ongi. Alati, kui ma teen avalikke koolitusi ka, siis see tervisekontroll on kõige põletavam teema. Nii, edasi siis ongi siis see, et ohuolukordade raporteerimine ja analüüsimine. No see on minu jaoks selline nagu püha teema, mida ma hullult tahaks, et me kõik hakkaksime rohkem tegema, on märkama ohuolukordi, hakkama neid raporteerima, hakkama neid analüüsima. Et meil on tegelikult eraldi koolitus oli või sihuke webinar, kus minu kolleeg Maarjo Käära siis rääkis täiesti eraldi sellistest juhtumite siis märkamistest, analüüsimistest, registreerimisest ja kõigest sellest või raporteerimisest. Ja see on väga pikk teema tegelikult, see on väga põhjalik teema, aga ohuolukordade raporteerimine, analüüsimine on üks põhilisi tegevusi, kuidas me ennetada saame siis suuremaid õnnetusi. Ja küsimus ongi see, kuidas seda kõige mugavamalt teha, et tõenäoliselt siiamaani mõnes kohas, aga et kuidas seda tehti varasemalt oli see, et olid sellised vormid kuskil ettevõtte, ma ei tea, tootmise seintel ja kui inimene midagi märkas, siis ta võttis selle pabervormi, täitis ära, pani kuhugi postkasti ja siis töökeskkonna spetsialist kogus need kokku ja hakkas siis analüüsima neid. Aga mina tahaks ikkagi, et täna me liiguksime natuke rohkem võib-olla sellise, kuidas öelda siis, rohkem sellise nagu innovaatilisema lahenduse poole. Ja selle jällegi on olemas väga palju erinevaid platvorme, mis aitab siis, annab võimaluse töötajal siis registreerida siis ohuolukordi. Aga kui ei ole võimalik näiteks mingisuguseid kallimaid platvorme võtta, siis tegelikult, mis on väga lihtne, väga hea lahendus, on QR-koodid töökeskkondadesse panna, masinatele, seintele, kuhu iganes, mis siis põhimõtteliselt, kui sa skännid selle, viib sind näiteks kas klassikalisse kuhugi Google Sheet'i, kuhu siis töötaja saabki täita vajalikud lahtrid ja siis nii-öelda on teil jälg maas ja töökeskkonna spetsialist näeb kogu aeg põhimõtteliselt reaalajas, kuidas siis neid ohuolukordi registreeritakse. Ja loomulikult jälle siin on see küsimus, et töötaja peab oskama siis seda kasutada, aga teate, tahaks öelda seda, et vaadates ikkagi täna ringi, siis inimesed endast pilte oskavad teha väga hästi või teistest pilte ja kui sul on nutitelefon, siis üldiselt QR-koodi lugeja on juba nutitelefonisse piltidesse sisse kirjutatud. Ehk siis inimene hakkab pilti tegema, ta viskab kohe selle lingi üles ja tegelikult on väga lihtne seda täita. Et kõik võib-olla seda ei suuda teha, aga osad suudavad ja ma arvan, juba sellest on väga suur abi. Ja raporteerimisel võikski tegelikult olla siis see osa, et on
raporteerimises võiksid siis nii-öelda panuse anda siis töötajad, osakonnajuhid ja analüüsimine võiks siis olla töökeskkonna spetsialisti või siis ka töökeskkonna nõukogu ülesanne. Ehk siis nemad ei peaks nagu nende kogumistega nii väga tegelema, nemad peaksid tegelema analüüsimisega. Ja muidugi on olemas erinevad analüüsimise platvormid ka olemas, et kõige lihtsam on muidugi kasutada Excelit, Excel teeb väga ilusaid igasuguseid neid tabeleid ja siis neid pie charts, et neid ümmargusi sektordiagramme, jah, selliseid asju, aga on olemas ka siis siuksed platvorme, see iAuditor, mida ma siin olen 2 kohas välja toonud, et see on selline siis, et kus te saate raporteerida ja saate ka pärast neid analüüse nagu kätte, ja neid on isegi veel vingemaid ja veel ägedamaid. Ühesõnaga, mina julgustan kõiki mõtlema, et me tõesti looksime süsteemi, kuidas me anname võimaluse oma töötajatel siis nii-öelda neid ohuolukordi hakata analüüsima. Ja mis ma muidugi veel selles mõttes ütlen, et see ei ole lihtne protsess, selle implementeerimine ja alguses te peate ise ka kättpidi küljes olema, peate ise raporteerima, ise nägema ja selleks on teil vaja aega, et seal olla töökeskkonnas, raporteerida, vaadata, et töötajad ise raporteeriks, et anda näiteks märkate midagi koos ja öeldagi, kuule, mine ja pane see nüüd kirja. Et see on tõesti selline nagu kampaania, mida te tõenäoliselt peate terve aasta nagu tegema, kättpidi küljes olema selleks, et see oleks implementeeritud. Vot nii, lähme edasi siis. Ja põhimõtteliselt ongi, et kui me nüüd teeme väikse sellisene kokkuvõtte, et mis need protsessid või kuidas seda efektiivsust nii-öelda saavutada, siis on oluline aru saada, et töökeskkonna spetsialist on selleks, et luua uut väärtust ja strateegiat töökeskkonna ohutumaks muutmiseks. Ehk siis töökeskkonna spetsialist peaks võimalikult vähe tegelema nende rutiinsete ja korduvate protsessidega. Neid on võimalus automatiseerida või digitaliseerida ja samamoodi luua protsessid, et siis näiteks ära delegeerida need. Lisaks siis tuleks töötajad rohkem nii-öelda kasutusse võtta siin, et iga töötaja tööülesannete hulgas on ka ohutuse tagamine ja töötajatele tuleb anda see vastutus ja need teadmised, et ta oskab ja teab, kuidas siis teatud olukordades käituda. Oluline on ka kommunikatsioon juhtkonna, töötaja, tööohutuse meeskonna vahel, et inimesed ühesõnaga, et me teame, miks me midagi teeme ja mis seisus me oleme. Meil on vaja saada nii-öelda heakskiitu juhtkonnalt, kui juhtkond meie tegevusi heaks ei kiida, väga raske midagi saavutada. Ja samamoodi meil on vaja olla heades suhetes töötajatega, samas mitte lasta endast nii-öelda üle sõita, aga heades suhetes töötajaks, et nad samamoodi saaks aru, miks me seda teeme ja miks see vajalik on. Ja tööohutuse meeskond on siis see, kes aitab, see on see võrgustik, kes aitab meil neid nii-öelda eesmärke nii-öelda täita. Ja muidugi ja töökeskkonna spetsialisti jaoks kindlasti ennetustegevused peavad olema prioriteetsemad. Ja kui me näeme ja tunneme, et meil ei ole ennetustegevuseks aega, siis tulebki hakata mõtlema, et mida me saame ära delegeerida, mida me saame ära automatiseerida. Et teid tegelikult ei võeta tööle selleks, et te ajaksite inimesi taga paberitega ja küsiksite allkirju. Mõni tööandja muidugi mõtleb seda, aga see ongi see teadlikkuse tõstmine, et ka juhtide teadlikkuse tõstmine, et miks me seda kõike teeme. Ja töökeskkonna spetsialisti ülesanne võikski olla siis analüüsida ja võtta kasutusele meetmeid, mis aitavad siis halbu olukordi ära hoida või ohtlikke olukordi ära hoida. Et see peaks olema siis töökeskkonna spetsialisti selline põhiväärtus on ju, et tema omab seda suurt ülevaadet, mis töökeskkonnas toimub ja kuidas siis seda töökeskkonda paremaks muuta. Vot ja minu nii-öelda teooria pool sai sellega ühele poole, et kui kellelgi on veel küsimusi, siis küsige julgelt. Nüüd edasi ma nii-öelda vahetan ekraani ja näitan teile, et kuidas siis VITS võiks siin aidata. Et VITS ongi ehitatud põhimõtteliselt spetsialistide poolt, et mina ise ja minul on 2 kolleegi tegelikult, kes on samamoodi pikaajalised töötervise ohutuse inimesed ja me oleme VITS-e ehitanud selle mõttega, et ongi, et selle töökeskkonna spetsialisti elu kergemaks teha. Et mina pole kunagi väga hea olnud sellist, kuidas öelda siis ma pole olnud väga hea, väga hoolas, võib-olla võiks öelda, et ma ikka tahtsin olla alati seal pigem selles
töökeskkonnas rääkidagi töötajatega, mõelda välja uusi lahendusi, kuidas me asju võiksime teha, aga et nagu jälgida mingeid tähtaegu, vaadata, et allkirjad igal pool all oleksid, protsessid oleksid tehtud, kõik asjad, et polnud väga minu teema ja seetõttu tegelikult tollel ajal, kui me alustasime Vitsaga, oligi nii, et ega me ei teadnud või ütleme, et raamatupidamine oli juba automaatne ja siis tekkiski nagu see mõte, et kui raamatupidamine, me oleme Eestis, kus kõik on digitaliseeritud ja tööohutus ikka veel sellel ajal käis hästi palju ikka veel paberitesse ja Excelis ka siis on ju, et see kuidagi ei tundu õige. Ja siis tegelikult hakkaski see Vitsa idee nagu vaikselt kerima. Olemegi nüüd päris mitu aastat tegelenud seal. Meil on üle 50 kliendi erinevates sektorites. Tootmised, siis on niisugused suured kontoriettevõtted, telekom-ettevõtted ja nii edasi. Et me oma peas mõtlesime tookord, kui me seda tegime, et meie sihtgrupp on rohkem selline keskmise suurusega ettevõte ja rohkem võib-olla kõrgemate riskidega ettevõte. Aga mida me täna näeme, on see, et see vajadus on ka mujal ja see vajadus on ka tegelikult väiksemates ettevõtetes. Just sellepärast, et sul oleks selline üks keskne koht, kus asju hoida, mis sulle nii-öelda meelde tuletab ja kui sulle peaks siis see kontroll ka tulema, siis sa lihtsalt näitadki sealt, et näed, et siin on see töötaja, siin on tema andmed ja siin on tema juhendamised, siin on tema tervisekontroll, et kõik asjad on ühes kohas. Ei pea nende paberitega möllama ja neid nii-öelda taga ajama. Ja kui te nüüd selles mõttes lubate, siis ma nüüd teengi väikese ekraani vahetuse, võtan selle korra maha. Ja jagan uuesti ekraani. Te võite vahepeal ka küsida, et kui ma nüüd teile ekraani jagan, siis ma ise hetkel teie küsimusi ei näe, aga ma vahepeal nii-öelda vaatan siis, et kuidas see ekraani või kas on mingisuguseid küsimusi tekkinud. Nii, väga hea. Nii. Nüüd te peaksite nägema Vitsa, veel ei näe, te näete kohe. Jah, nüüd te näete Vitsa sisselogimislehte. Et ühesõnaga jah, et nagu ma ütlesin, siis Vitsa eesmärk on eelkõige teha siis töötervishoid ja tööohutus töökeskkonna spetsialisti ja tema meeskonna jaoks efektiivsemaks ja kuidas siis meie oleme seda täna siis teinud. Kindlasti olgu öeldud, et Vits ei ole valmis lahendus. Vits areneb tegelikult edasi peaaegu iga nädal, iga paari nädala tagant me teeme nii-öelda uut, me nimetame seda reliisiks, et me anname siis uusi funktsionaalsusi, olemasolevate funktsionaalsusi ja parendusi välja, et ühesõnaga, et oleks kogu aeg mugavam ja parem kasutada ja mis on eriti tore, et me peame siin kindlasti olema hästi tänulikud ka meie klientidele, sest väga palju asju, mida me teeme, me saame seda sisendit meie klientidelt ja nemad tegelikult aitavad meie platvormi nagu paremaks teha. Ja kui me nüüd keskendumegi sellele, millest ma ka täna teile rääkisin, siis esimene asi on see, et töökeskkonna spetsialistil ja kogu meeskonnal peab olema ülevaade ja ülevaadet annabki tegelikult siis see nii-öelda töölaud, mis siis näitab ära, mis seis on meil tervisekontrollide, juhendamiste, intsidentidega ja nii edasi. Siis teine asi, mida ma rääkisin, oli meeskond, et meie süsteemi saab siis lisada erinevaid kasutajaid ja igale kasutajale siis tegelikult saab juurde lisada ka või nii-öelda piirata ka õigusi. Õigusi on võimalik piirata osakonna kaupa ja siis nii-öelda funktsioonide kaupa. Et näiteks sa annad kõikidele vahetuse vanematele õiguse intsidente raporteerida, siis tegelikult tema midagi muud ei näe, tema näeb ainult intsidente ja võib panna ka selle, et tema saab nii-öelda toimetada nende inimestega, kes on siis tema osakonnas, et sa saad ka osakonna põhiselt ära piirata. Siis kui me rääkisime juhendamistest, siis juhendamised on, ma ei tea, kas õnneks või kahjuks üks meie kõige populaarsem funktsionaalsus ja miks ta on ilmselt kõige populaarsem on lihtsalt see, et sul on võimalik panna siis need kõik juhendid süsteemi. Sul on võimalik ära piirata, millistel ametikohtadel, et see on kohustuslik. Sul on võimalik panna üles videolinke, fail on kohustuslik muidugi, aga sa võid panna siis ka videolingi. Ja sul on võimalik iga juhendi juurde tekitada ka testküsimused. Ja selle eelseadistus, see on siis põhimõtteliselt selline nagu eelseadistus
ja selle tulemusena tekib siis töötajatele nii-öelda juhendamiste kaart. Et siin te näete töötajate nimekirja, siin on selline asi nagu riskiindeks, mis näitab ära, milliste töötajatega tuleb tegeleda. Mul on siin 10, üks töötaja. Kui ma lähen hiirega siia peale, siis ta tegelikult näitab ära ka, mis selle töötajaga on tehtud või tegemata. Et näiteks siin ta ütlebki, et töötajal on kinnitamata juhendeid, töötajal on kinnitamata isikukaitsevahendeid ja töötajal ei ole kehtivat tervisekontrolli. Ehk siis, kui ma nüüd lähen selle töötaja peale, siis ma näen ilusti, et tal on automaatselt tekkinud väljaõpe, juhendamine ja isikukaitsevahendi vajadus, sest et see on nii-öelda eelseadistatud, et sellel ametikohal on selliseid asju vaja. Ja mida mul on võimalik teha, ongi, et ma saan saata töötajale siis kinnitamiseks, et mul on näiteks siin on üks juhendamine, et ma saan saata töötajale digitaalselt kinnitamiseks siis juhendamise. Ma näitan teile kohe ka, kuidas see töötaja poolt välja näeb, et kõigepealt ta siis näitab seda nii-öelda emaili. Siia on võimalik siis panna telefoninumber ja miks see telefoninumber on vajalik, on sellepärast, et see on see email, kuhu siis saadetakse see link, kus ta näeb oma juhendeid ja see on see telefoninumber, mille kaudu töötaja kinnitab, et ta on juhendamist läbinud. Ja see toimib siis selliselt, et sellele, kui töötaja vajutab kinnita, siis sellele numbrile läheb unikaalne SMS-kood ja ta peab selle sisse sinna süsteemi trükkima ja siis loetakse süsteem kinnitatuks. Nüüd ma lihtsalt siis saadangi selle juhendi omale välja. Ja nagu te näete, staatus on ootel. Samamoodi siis tegelikult näitab ka seda ülevaates, et on mingid juhendid on siis ootel. Ja samamoodi isikukaitsevahendiga. Kui nüüd on olukord, et näiteks töötaja tõesti ei ole võimalik digitaalselt seda teha, siis tegelikult on võimalik printida välja PDF, võtta allkiri paberile. Me soovitame siis ka alati teha pilte siia üles laadida, aga on võimalik siis panna käsitsi allkirjastatuks. See variant on ka nagu alati olemas. Nii, aga siis ma kiirelt näitan teile ka, kuidas see juhendamine töötaja poolt välja näeb. Korra vaatan igaks juhuks, kas on küsimusi. Ei ole veel küsimusi tekkinud. Nii, kohe näitan teile, et ühesõnaga, et siin on alati muidugi küsimus ka selle kohta, et umbes, et töötajal ei ole äkki e-maili. Ja see võibki olla niimoodi, aga siis me oleme nii-öelda soovitanud, et võib saata ka näiteks otsese juhi e-maili peale, töö e-maili peale muidugi, sest et oluline on pigem, et see link on vajalik selleks, et töötaja saaks selle info kätte, aga põhiline kinnitamine tegelikult toimub selle telefoninumbriga, et see telefoninumber võiks töötaja isiklik telefoninumber olla. Nii, nüüd ma vahetasin teile ekraani, siis et tuli mulle selline e-mail. Ta tuli praegu siis, ühesõnaga tuli selline e-mail ja siin on link ja põhimõtteliselt sellele lingile vajutades, nüüd kohe jälle vahetan täbi, sellele lingile vajutades, siis töötaja näeb siis temale määratud juhendeid. Kohe vaatame siin, võtab aega, et see laeks täpsemalt. Nii. Ja põhimõtteliselt nagu te näete, siis siin on pandud, siis on kolm nii-öelda kuidas öelda, siis kolm osa sellel juhendil. Juhend on ohutusjuhend akutrellile. Siin on siis toodud, et sellel juhendil on põhimõtteliselt on video, on juhend ja on test. Ja põhimõtteliselt kõigepealt me peame vaatama video, siis me peame vaatama juhendit ja mis on veel oluline, praegu on kõik on punane, et ma pean tegelikult need asjad kõik ka läbi mängima, sest et vastasel juhul ta arvab, et ma loodan, et mingit müra ei teki. Nii. Loodame, et ta nüüd äkki luges selle läbi. Vist ei loe. Näete, et süsteem on tehtud nii, et ei ole võimalik lihtsalt petta seda süsteemi, aga ühesõnaga, et juhendi saame läbi scrollida, vaatame, et ühesõnaga jälle niisama ta ei lase ja siis on test ka, et ma ei tea, kas akutrell on ohtlik. Jah, on ju, paneme kinnita. Ja nagu ma ütlesingi, et ta ütleb ära, et see akutrell siis valel käsitsemisel võib kätt vigastada, et ühesõnaga, et ta annab nagu selle selgituse ka, et isegi kui ta oleks valesti vastanud, ta oleks ikka samamoodi selle selgituse andnud, on ju. Nii, ja siis siin on töötajal alati võimalik vaadata seda kaarti ka, seda juhendamiste kaarti, mis tal on nii-öelda tekitatud. Ta saab seda suurendada, kui vaja, et see on see, millele ta põhimõtteliselt selle kinnituse annab. Ja nüüd te näete,
näete, kõik on roheline ja nüüd te näete siin ka tegelikult see kinnitamise kast läks aktiivseks. Enne seda ta oli inaktiivne, nüüd ta on aktiivne ja nüüd ta saadab mulle siis koodi minu siis telefoni peale, mille ma pean siis sisse trükkima. Nii, kohe vaatan. Nii, ja kood on siis 314386 ja siis on kinnita. Nii, ja kohe ma nüüd näitan, mis siis juhtus, et töötaja jaoks on kinnitamine oli edukas või juhendamine oli edukas ja nüüd ma lähen tagasi vitsa. Pean sisse, vahepeal kontrollin, ega küsimusi ei ole praegu. Lähen tagasi vitsa, pean sisse uuesti logima, kuna ta logib välja, et meil on tänu sellele, et meil on päris suured ettevõtted, siis igasugune turvalisuse poliitika on meile oluline. Ehk siis kahes täbis korraga lahti ei saa olla, muidu vastasel juhul nii-öelda viskab välja. Nii, ja ühesõnaga, mis siis meie Cinderellaga siis juhtus, oligi see, et Cinderella kinnitamine on kinnitatud. On digitaalselt kinnitatud ja ta näitab siis ära, millal see kinnitamine toimus, milliselt meili aadressilt see tuli ja milliselt telefoninumbrilt see tuli. Ehk siis see on see kinnitamise teema ja täpselt samasugune süsteem on isikukaitsevahenditega. Ehk siis samamoodi saad saata töötajale digitaalselt kinnitamiseks, ta näeb, kui seal on juhend, siis ta näeb juhendit, ta näeb seda isikukaitsevahendi kaarti ja kui on videod, siis ta näeb ka videot ja kui ta nüüd kõik läbi käib, siis ta nii-öelda laseb siis kinnitada. Siis teine teema, millest me rääkisime, on tervisekontrollid, et meil on võimalik välja võtta siis perioodi, mille jooksul inimesed peavad tervisekontrolli minema. Siis on võimalik, kui teil on nüüd selline teenusepakkuja, kellel ei ole broneerimissüsteemi, siis te saate võtta temalt ajad ja panna need ajad kõik siia ja need ilmuvad nii-öelda saadaval olevate aegade alla ja iga töötaja kohta te saate kas kutsuda ise valima aega või talle määrata siis aja ja põhimõtteliselt need ilmuvad siis siia. Töötajale tuleb ka selle kohta teade e-maili peale, et sul on määratud aeg või et sa oled valinud selle aja, et ühesõnaga, et teda hoitakse nagu kursis ja mida siis veel saab teha on siis, et koostada siis tervisekontrolli minejate nimekiri, panete selle sama perioodi ja ta põhimõtteliselt paneb need töötajad koos andmete, koos riskidega ja kui ta on valinud ka omal aja, siis ka see aeg tegelikult ilmub siia nii-öelda tabelisse ja selle saate alla laadida ja tervisekontrolli teenusepakkujale siis saata. Ja mida te pärast teha saate, et oli küsimus selle kohta, et kas Excelist piisab otsuste jaoks, siis tegelikult see Excel on väga vajalik meil just eelkõige selle jaoks, et te saate tegelikult kõik otsuste info kõikide töötajate kohta üles laadida ühe Exceliga. Ehk siis iga töötaja kohta siis tekib see otsuse info pluss tema järgmine tervisekontrolli aeg, et süsteem siis tuletab meelde alati, millal siis järgmine tervisekontrolli aeg on. Et kui me lähme töötaja peale, võtame lahti töötaja profiili, siis siin on tema isikuandmed, siin on või siis tulevad tema tervisekontrollid, temaga seotud dokumendid ja siis igasugused kinnitamised. Ja et ühesõnaga, see on see tervisekontrolli pool, siis on meil ka intsidentide raporteerimine. Täna küll hetkel meil veel seda võimalust ei ole, et töötaja saaks intsidente raporteerida, et need kõik, kes siin on, kes saavad raporteerida, peavad olema vitsa kasutajad ja me tavaliselt ei soovita kõiki töötajaid siia panna, vaid pigem meeskond, et meeskond peaks olema siin ja need meeskonna liikmed saavad siis siia neid intsidente lisada. Samamoodi on, kui sa lisad intsidendi, sul on võimalik pakkuda välja lahendusi, saata nii-öelda vastutavale isikule, panna tähtaeg ja nii edasi. Siis jällegi oluline teema riskianalüüsid, et meie süsteemis on võimalik siis ka riskianalüüs koostada. Kõik, paneme siia riskianalüüs, kõik tegevused, mida siis süsteemis te olete määranud omale, mida siis võiks teha või mitte teha, siis need liiguvad automaatselt tegevuskavasse, et süsteem teeb siis automaatselt tegelikult ka tegevuskava
ja pakub ka välja nii-öelda, milliseid meetmeid võiks siis antud olukorras nii-öelda välja pakkuda. Ja noh, siin ütlemegi, et näiteks on siin, teeme, et väga lühike riskianalüüs on kinnita, lõpeta ja need tegevused siis lähevad automaatselt tegevuskavasse. Saate valida igale tegevusele vastutaja, tähtaja. Samamoodi tuleb sellele vastutajale ka meili peale teavitus. Ja lisaks on meil olemas ka kaugtöö riskianalüüs ehk siis inimene, kes otsustab kaugtööle minna, talle on võimalik saata siis kaugtöö küsimustik, kus ta hindab ära oma koduse nii-öelda olukorra ja kui ta on selle ära täitnud, siis tal tegelikult tekib siia PDF, te näete tema vastuseid, tema ise näeb ka neid vastuseid ja teil on siis võimalik alla laadida siis kõikide töötajate kohta siis nii-öelda Exceli raport, kus siis kõik töötajad, kes on vastanud koos vastustega, on siis nii-öelda ühes Excelis, et teil on võimalik lihtsalt vaadatagi, et mis on nagu valesti, mis mitte, et äkki te saate kuskil aidata, et see on see idee nii-öelda. Ja võib-olla viimane oluline asi, mis ma teile nii-öelda siin tahaksin välja tuua, on siis see, et ka meie süsteemi saab üles panna ka erinevad dokumendid, mis nõuavad mingit jälgimist, et saate panna näiteks siia mingisugused esmaabi tunnistused näiteks ja kui te seote ära selle esmaabi tunnistuse töötajaga ja panete tähtaja, siis süsteem tuletab meelde, et see dokument selle töötajaga sellel tähtajal on aegumas ja te teate, et te peate saatma selle inimese uuesti näiteks koolitusele. Ja samamoodi, kui näiteks mõni töötaja lahkub ettevõttest ja ta oli seotud mõne dokumendiga, siis süsteem annab teada, et see töötaja lahkus, aga ta oli seotud selle dokumendiga, et antud juhul te teaksite, et teil ei ole enam esmaabiandjat näiteks, on ju. Ja need igasugused meeldetuletused siis tulevad, meie süsteem pakub siis erinevaid meeldetuletusi ka, on ju, et need meeldetuletused kõik tulevad emaili peale, et eraldi nii-öelda ei pea süsteemis kontrollimas käima. Et selline on hästi kiire ülevaade siis Vitsast, et kas kellelgi on küsimusi. Et ma näen siin, et jah, ühesõnaga aitäh, Liina, heade sõnade eest, jõudu sulle samamoodi. Et äkki on keegi, kellel on veel Vitsa kohta mingisuguseid küsimusi. Jah, Nele küsib, et kas jagate hiljem kogu presentatsiooni või ainult slaide. Teile jääb salvestus maha ja teine asi on see, et ma saadan ka kogu selle või noh, nii-öelda need slaidid siis, et noh, seda mul otseselt pole võimalik niisama nagu kuidagi saata, aga et kuna teil jääb salvestus maha, siis iseenesest te peaksite saama seda järelvaadata. Teine asi on see, et mis on võib-olla oluline siis edasi teada või ma vahetangi nüüd natuke ekraani, on see, et tegelikult meil on käimas selline suvekampaania, et kui te tunnete Vitsa vastu huvi, siis teil on võimalus proovida tasuta Vitsa, et nii-öelda registreerimine Vitsa ja selle nii-öelda proovimine on tasuta, see on siis kuni 30 päeva on see siis põhimõtteliselt tasuta. Aga et kui te lihtsalt tahate, teil on küsimusi, mis tavaliselt ikka tekib, on ju, siis tegelikult on teil võimalik ka meie kodulehe kaudu broneerida demo, kus siis minu hea kolleeg Tanel siis teeb teile ülevaate siis täpsemalt Vitsast ja vastab teie küsimustele. Ja meil on siis praegu see suvekampaania käimas siis selliselt, et kuna meie hinnakiri ei ole fikseeritud selles osas, et vastavalt sellele, mis funktsioone te tahate kasutada, vastavalt sellele siis toimub nagu hinnastamine, siis mis iganes hind teile siis tekib, et sellelt me anname 70% alla ja see on kuni aasta lõpuni siis ja edasi nii-öelda läheb siis tavapärase hinnakirja alusel. Ja see siis nii-öelda suvekampaania kehtib siis kogu suve, aga et me eeldame, et sellisel juhul tekib ka otsus kiiremini, et pärast demo siis peaksite ka jõudma ka mingisuguse otsuseni siis mitte 3 kuu pärast, vaid me eeldame, et umbes 2-3 nädala pärast umbes. Vot nii, vaatame nüüd siit, tuli veel üks küsimus. Kas Melivast peab eraldi siia asju üles laadima või saab need liidestada? Kui me räägime Melivast, siis liidestust ei ole hetkel, aga Melivast ongi võimalik, et kuna Meliva saadabki teile selle Exceli, siis seesama Excel, nende otsuste Excel on ju, siis sellesama otsuste Exceli te saate meile üles panna ja süsteem automaatselt jagab iga töötaja külge selle otsuse info. Järgmine tervisekontrolli aeg, kas sobib töötama või ei sobi töötama.
kui tuleb välja, et seal on keegi, kes ei sobi töötama, siis tegelikult töötajate nimekirjas te juba näete, seal tekib üks ohukolmnurk töötaja ette, et siis te teate, et temaga on vaja tegeleda. Aegade osas jah, et kuna neil on endal väga vahva ja väga tore broneerimissüsteem, siis hetkel meil nendega liidestusplaanis ei ole. Et pigem see aegade manageerimise funktsioon on siis nendel, kes kasutavad ettevõtteid, millel ei ole väga head broneerimissüsteemi näiteks. Nii, et kas on veel äkki mingisuguseid küsimusi? Et ühesõnaga kindlasti kasutage seda võimalust siis meie süsteemi proovida. See süsteemi proovimine alguses võib veidi nagu keeruline olla, et pidage lihtsalt silmas, et kõige olulisem on töötajad üles laadida või vähemalt mingid fiktiivsed töötajad üles laadida, sest siis saavad kõik need teised funktsioonid nagu mängima hakata, et siis teil on kellele juhendamisi tekitada, kellele isikukaitsevahendeid tekitada, et meil on see keskne objekt on tegelikult töötaja, et seetõttu on kõige olulisem ja töötajaid saate üles laadida kas ükshaaval või saate üles laadida Exceliga, aga et me oleme teinud ka liidestusi erinevate personaliprogrammidega, kus siis töötajad siis lisatakse automaatselt ja ka nende uuendamine, kes lahkus, kes juurde tuli ja nii edasi. Et seda me oleme ka juba teinud päris mitmete programmidega. Nii. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis tegelikult ega mina teid kauem kinni ei hoia. Suur tänu teile, et te siia tulite, et nii-öelda esitasite ka häid küsimusi, et olite aktiivsed ja ma loodan, et sellest oli teile kasu. Kui ma saan teid kuidagi aidata, siis kindlasti andke märku, hea meelega aitan. Ja kui teil on küsimusi Vitsa kohta, Vitsa kui platvormi kohta, jällegi andke märku, kodulehel on info olemas, aga samamoodi võite mulle julgelt kirjutada, et olen hea meelega valmis teile seda Vitsa põhjalikumalt tutvustama. Aga ega siis muud ei olegi, kui ilusat jätkuvat kolmapäeva. Ja muidugi ilusaid jaane, et tundub, et tuleb vist, mina ise Eestis hetkel ei ole, aga tundub, et tuleb äkki ilus ilm, nii et nautige jaane, nautige puhkust ja loodame, et kohtume juba varsti.